Tere päevast, austatud Riigikogu ja tervist kõik, kes te jälgite tänast Riigikogu infotundi siit istungisaali rõdudelt ja ka sinise ekraani vahendusel. Me alustame 17. detsembri ja käesoleva aasta viimase infotunniga ja head kolleegid, ma palun, teeme kõigepealt kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll, palun. Ja kohale on end registreerinud 16 Riigikogu liiget, puudub 85. Tänases infotunnis osalevad järgmised Vabariigi Valitsuse liikmed: haridus- ja teadusminister Kristina Kallas peaministri ülesannetes, rahandusminister Jürgen Ligi ja välisminister Margus Tsahkna. Tere päevast, lugupeetud ministrid! Ning meie infotunni reeglid on ikka täpselt samasugused nagu ka varasematel kordadel. Riigikogu liige võib registreeruda ainult ühe küsimuse esitamiseks. Küsimuse esitamiseks on aega 2 minutit, vastamiseks 3 minutit. Ja selle küsimuse raames saab siis see registreerunud Riigikogu liige võimaluse esitada täpsustava küsimuse ja üks Riigikogu liige saab selle küsimuse raames võimaluse esitada ka lisaküsimus. Ja kokku meil on täna 12 registreeritud küsimust. Neist kõige esimene on haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele peaministri ülesannetes. Küsib Riigikogu liige Lauri Läänemets ja teemaks on õigussüsteemi mõjutamine. Lauri Läänemets, palun. Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees, austatud minister. Ma oleks selle küsimuse hea meelega küsinud ka peaministri käest, aga kuna teda täna siin ei ole, siis ma küsin teie käest või tegelikult võimalusel hoopiski justiitsministri käest, aga kuna teda ka siin ei ole, siis see küsimus läheb teile. Ja minu küsimus tõesti puudutab õigusriiki ja siis erakondade kohustust tegelikult Eestis demokraatiat kaitsta, hoida ja ka seda õigusriigi korda hoida. Aga siin me oleme näinud nüüd viimase 6 aja jooksul tegelikult Eesti vähemalt arvamusuuringute järgi kõige populaarsema siis partei erakond Isamaa rünnakuid tegelikult Eesti õigusriigi pihta. Et nad on seadnud kahtluse alla prokuratuuri, siis prokuratuuri sõltumatuse, kaitsepolitsei sõltumatuse, keskkriminaalpolitsei sõltumatuse ja on süüdistanud siis tegelikult Eesti riigi õiguskaitseasutusi ja uurimisasutusi kallutatuses. Nad on sidunud seda siis ühe teise erakonna juhi tellimustööga. Ja see kõik hakkab meenutama mulle päris palju sihukest näiteks Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna poliitikate väljaütlemist, et siinsamas Riigikogu saalis me kõik mäletame näiteks seda, et kohtunike pead hakkavad veerema ja kõik sinnapoole. Ja kui erakond on sellise suure toetuse ja sellise suure rahva usaldusega, siis paljud inimesed tegelikult kuulavad ja ilmselgelt hakkavad kahtlema siis selles, et kuidas Eesti õigusriigina toimib. Minu küsimus teile on kõigepealt, et mis on valitsuse nii-öelda seisukoht ja suhtumine ja kuidas valitsus siis Eesti õigusriiki nii-öelda hoiab ja kaitseb selles valguses, kus õigusriik siis erakonna Isamaa poolt ja EKRE poolt tegelikult juba ammu on rünnaku alla sattunud. Aitäh. Suur tänu, proua minister, palun. Tere päevast, aitäh selle küsimuse eest. Kõigepealt õigusriigist. Liberaalse demokraatia toimimise alus on õigusriigi toimimine, kus ei toimu poliitilist sekkumist. Ei prokuratuuri, ei uurimisse, ei kohtute tegevusse. Otsene poliitiline sekkumine, mina Eestis täna hetkel seda ei näe ja ma loodan, et ka ükski poliitiline erakond otsest poliitilist sekkumist ei arva, et peaks kohtute, prokuratuuri või uurimistegevusse tegema. Küll aga on tõesti, pean tunnistama, muutunud trendiks juba teatud erakondade poolt prokuratuuri, politsei ja kohtute töö kritiseerimine ja nende usaldusväärsuse küsimuse alla panemine. Ja see on tihti toimunud enda huvides, ehk siis enda kaitsetaktika on olnud kohtute, prokuratuuri ja politsei uurimise küsimärgi alla panemine.
Seda ei saa kindlasti heaks kiita. Õigusriigi toimimise põhiprintsiip on see, et usaldus nende uurimisinstitutsioonide vastu ja ka kohtu vastu on kõrge, sest vastasel juhul see õigusriigi printsiip lihtsalt ei toimi. Nii et kutsun siin küll üles kõiki erakondi tõsiselt kaaluma seda, et kui minnakse sellise kaitsetaktika peale, et hakatakse kahtluse alla seadma prokuratuuri sõltumatust, kohtute sõltumatust, siis see õõnestab väga tugevasti demokraatia ja õigusriigi toimimise aluseid. Nüüd, kui te küsite mu käest konkreetselt Isamaa pressikonverentsi kohta, siis seal kaitsetaktika esitada oma argumendid avalikult ette ära enne kohtuistungile jõudmist iseenesest kuidagi nüüd halvaks panuga sellesse suhtuda ei saa. Ma arvan, et see on osa kaitsetaktikast, mida on võimalik teha. Aga kui sellega käib kaasas nii-öelda õigusriigi institutsioonide usalduse õõnestamine, siis seda kindlasti heaks kiita ei saa. Aitäh. Suur tänu, lugupeetud minister. Ja Lauri Läänemets, teil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh, austatud Riigikogu esimees, lugupeetud haridus- ja teadusminister. Ma tänan selle vastuse eest. Ma saan aru, et me näeme seda küsimust ühtemoodi. Aga siiski ma ei tea, kas saab nõustuda või kas me peaksime nimetama seda kaitsetaktikaks, et lõppkokkuvõttes saab siis igat rünnakut õigusriigi, kohtusüsteemi, prokuratuuri, kaitsepolitsei tegevuse, keskkriminaalpolitsei tegevuse vastu nimetada kaitsetaktikaks ja selle siis kuidagi nagu heaks kiita. Et minu arvates see on väga konkreetne ja selge sõnum tegelikult Eestile, erakond Isamaa valijatele, et vaadake, õigusriik meil ei toimi, siin on väga nagu kallutatud jõud. Ja nüüd see pressikonverents, millest te räägite, jah, mõistetav on, et seal ühtemoodi proovitakse enda seisukohti seletada, aga kas ei või olla, et sellel pressikonverentsil tegelikult on avalik sellisena tehes ja see sõnum ju pressikonverentsil oli see, et prokuratuur, ärge algatage uurimist ärge algatage siis või esitage süüdistust meile, et loobuge kõigest sellest ja seda saab ka teistmoodi nimetada läbi avalikkuse poliitiliseks survestamiseks ja tegelikult võib-olla siis õiguskaitseorganite töö nagu lämmatamiseks, et see on avalik surve, kus võib-olla nagu näiteks potentsiaalse tuleviku valitsuserakonna poolt öeldakse, et vaadake, et ärge tehke seda ja me kõik saame aru alltekstina, et võib-olla tullakse võimule ja loomulikult inimesed mõtlevad, et kõik on inimesed igal pool õiguskaitseasutuses. Nii et ma ei tea, ma ei julgeks nimetada seda ainult kaitsetaktikaks, et minu arvates selle pressikonverentsil tundus oli hoopis teine eesmärk kui kaitsetaktika. Selle eesmärk oli anda sõnum, et jätke Isamaa rahule, tehke siin erand, nii nagu ka varasemalt tegelikult ju tõstatati seda teemat. Et kas te näete seda nii või kuidas see teile tundub? Aitäh. Jah, selle pressikonverentsi eesmärkide piir oli selles mõttes küsitav, et mis tegelikult eesmärgiks seati. Kas eesmärgiks seati avalikkusele selgitada oma kaitsepositsioone, ehk siis selgitada avalikkusele, kuidas Isamaa näeb neile esitatud süüdistust, või oli selle eesmärk mõjutada avalikkust prokuratuuri suhtumise suhtes prokuratuuri ja potentsiaalsesse tulevasse kohtukaasusesse. Et see piir on väga raskesti tõmmatav. Et ma arvan, et mängiti seal selle õigusriigi mõjutamise piiriga selle pressikonverentsi puhul väga selgelt. Et valitsuse seisukoht ja ka minu väga selge seisukoht on prokuratuuri mõjutamine ka läbi avalikkuse. Selline nagu tahtmine mõjutada avalikkuse hoiakuid prokuratuuri ja kohtuasja suhtes ja sellega tekitada prokuratuurile olukord, kus poliitiline sõltuvus tegelikult ei ole enam tagatud, ei ole mitte kuidagi õigusriigile kohane ja kindlasti mitte erakonnale, kellel on täna väga tugev rahva toetus olemas. Ja lisaküsimuse esitab Tanel Kiik, palun. Ja lugupeetud Riigikogu esimees, austatud haridus- ja teadusminister peaministri ülesannetes.
Ma olen ka tegelikult selle teema peale päris palju mõelnud ja neid avaldusi lugenud, sealhulgas need kommentaare, mis on nüüd ütleme siis lumepallina kasvanud. Ehk et kui algselt oli kriitika, et on konstrueeritud kuidagimoodi, eksperiment oli vist härra Reinsalu sõnakasutus, siis nüüd on juba Isamaa toetuseks viskunud kaitsele mitmed siin juristid ja teised arvamusliidrid räägivad juba prokuratuuri kaotamisest, mis ausalt öeldes on juba päris pentsik, et kui ei sobi üks konkreetne menetlus, milleks prokuratuuril on täielik õigus, siis tuleks prokuratuur nagu laiali saata või. Et päris julged mõtted, julged väited on meedias käinud ja ma arvan, et see pole päris adekvaatne diskussioon üldse tegelikult. Ehk igaühel on õigus oma süütust tõestada, igaühel on õigus oma vastuväiteid esitada, seda keegi ei vaidlustagi, aga Eesti sellise õigusriigi tavadega, heast tavast rääkimata, aga ma arvan ka seadusandliku loogika järgi, ikkagi õigust mõistab ju kohus. Ehk et prokuratuur teeb vajalikke menetlusi, otsustab nende põhjal, kas esitada süüdistus mitte ja seejärel on kohtus võimalik kõigil oma süütust tõendada. Ja praegusel juhul nõuda kuidagimoodi prokuratuuri laiali saatmist sellest, et mingisugune kahtlustuse esitamine ühel erakonnal ei sobi või ei meeldi, see on päris karm seisukohavõtt. See nüüd pole konkreetselt Isamaa liige, vaid see oli siis härra Kurm, kes sellise kaitsva artikli ka välja tuli. Ja mu küsimus teile ongi, et kuhu me niimoodi jõuame, et kui meil on olukord, kus näiteks mingi hetk valitsus vahetub, mis tõenäoliselt juhtub, eks ole, et kas siis tegelikkuses me jäämegi sellist olukorda, kus tulenevalt ebamugavatest, ebameeldivatest protsessidest või menetlustest hakatakse siis prokuratuuri laiaulatuslikult reformima või? Et mis riigikord see nüüd on või mis riigiehitus see on? Ausalt öeldes päris kummalised asjad ja minu jaoks on üsna üllatav olnud, et ka ajakirjanduse reaktsioon on suhteliselt tagasihoidlik selle peale olnud, et erakond, kes tõenäoliselt on isegi võitmas järgmisi Riigikogu valimisi, läheb lausrünnakule siin prokuratuuri ja õigusriigi vastu ja kehitatakse õlgu, et pole midagi. Aitäh. Jaa, aitäh. See pilt, mille te maalisite, on kindlasti hirmuäratav selles mõttes, et sellise taktika puhul, kui tõesti on eesmärk panna üldse küsimärgi alla kogu prokuratuuri töö ja kutsuda üles prokuratuur laiali saatma, kui selle eesmärk on taktikaliselt takistada prokuratuuril uurimise läbiviimist ja süüdistuse esitamist, potentsiaalselt süüdistuse esitamist, siis tegemist on väga jõhkralt õigusriigi alustalade õõnestamisega ja sellega, et prokuratuur või uurimine ei saa olla sel juhul kuidagi sõltumatu. Tuleb lasta prokuratuuril teha oma tööd ilma selle välise sekkumiseta, ilma prokuratuuri tegevust ja õigust üldse seda tegevust teha ja pädevust seda tegevust teha küsimärgi alla seadmata, ehk siis veel kord prokuratuuri usaldust õõnestamata ja vaielda need asjad läbi kohtus, nii nagu õigusriigile kohane on. Suur tänu, sellega lõpetame tänase esimese küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane teine küsimus on samuti haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele peaministri ülesannetes. Küsib Riigikogu liige Helir-Valdor Seeder ja teemaks on tark riik. Helir-Valdor Seeder, palun. Aitäh, austatud minister. President Lennart Meri ajal me otsisime Eesti Nokiat. Ametis olev president Alar Karis on oma motona välja kuulutanud targa rahva. Üleeile esines peaminister siin arupärimistele vastamisel ja rääkis tarkadest investeeringutest ja see, kuidas erasektor, rõhutan erasektor, ka teadus-arendustegevusse investeerib. Ministrid on kõik rääkinud teiega sealhulgas teadmis- ja tõenduspõhisest majandusest ja poliitikast laiemalt üldse. Et see kõik on justkui tark riik ja väga ilus on seda kuulata. Rõõmu ja heldimuspisar tuleb silma, aga kahjuks tegelikkus on hoopis teistsugune ja praeguse valitsuse poliitikat pigem iseloomustavad sellised märksõnad nagu prügi, võõrvangid, odav tööjõud, hasartmängu meka, ebateaduslik rohepööre ja nii edasi. Laevadega me toome Euroopast prügi Eestisse, et seda siin põletada. Rootsi kriminaale toome siia, et oma majandust turgutada olukorras, kus tööjõu käsi tegelikult ei kaitseväes, politseis ja mujal päästeteenistuses ei jätku. Hasartmängumaksu me alandame teadmata tegelikult analüüsides, mida see endaga kaasa toob ka riigieelarve mõjud ja nii edasi. Kogumina on see kõik kohutav. Ja kui siia veel lisada
siia veel lisada, et valitsus ei täida seda, mis on erakondade vaheline ühine kokkulepe, mis puudutab 1% SKT-st teadus- arendustegevusse riigi poolt panna ja suunata. Ülikoolidega sõlmitud lepinguid me ei täida, mis puudutab 15% kasvu. Siis rääkida targast riigist ja teaduspõhisest lähenemisest, see on lihtsalt irooniline. Ja minu küsimus on lühidalt selline, et kas panete samamoodi edasi või on oodata ka valitsuse poliitikas pööret targa riigi poole? Aitäh! Aitäh selle küsimuse eest. Seame kõigepealt faktid ritta selleks, et me saaksime tegelikult ka sisulist arutelu selle targa riigi teemal pidada. Viimase 4 aasta jooksul on kõik valitsuselt, sõltumata majanduskriisist, sõjast, energeetikakriisist, eelarve defitsiidi suurest kasvust, seadnud endale absoluutseks prioriteediks targa majanduse investeeringute tegemise. Targa majanduse investeeringute tegemine tähendab seda, et me soovime, et Eesti majanduse võimekus toota kõrgemat lisandväärtust aasta-aastalt kasvab. Selle peamiseks aluseks on mitu komponenti, aga ma nimetaksin võib-olla 2, millele valitsused on väga palju tähelepanu pööranud. Üks on seesama tark rahvas ehk siis haritud rahvas. Kui suur on haridustase, kõrgem saavutatav haridustase Eestis? Selleks on mida valitsus teinud. Valitsus on jätkanud väga intensiivselt investeeringuid haridusse, nii kõrgharidusse kui ka alus- ja üldharidusse. Me oleme pikendanud ka õppimiskohustust, ehk siis, et ilmselge on see, et põhiharidusega inimene täna seda kõrget lisandväärtust majanduses tõenäoliselt toota ei suuda. Järelikult Eesti inimene peab omandama maksimaalse haridustaseme või minimaalse haridustasemena siiski kas kutsehariduse või keskhariduse, nii et see otsus on tehtud, sinna on investeeritud ja ma näen, et pikas plaanis vaates ette Eesti inimeste haridustase tõuseb ja sellega tegelikult ka majandusse pandav sisendväärtus. Teiseks, teadus-arendustegevuse võimekuse tõstmine nii ülikoolides ja kõrgkoolides kui ka tegelikult erasektoris. Erasektor on viimase 3 aasta jooksul aina rohkem ja rohkem investeerinud teadus-arendustegevusse. Tänaseks on teadus-arendustegevuse investeeringud jõudnud 2%-ni, mis väga hästi ilmestab seda, et Eesti majandus, Eesti ettevõtjad on võtmas suunda kõrgema lisandväärtusega tootmise ja teenuste arendamise suunas. Et need on faktid, millega on väga raske vaielda, ehk siis see suund, millele on mitte ainult see valitsus täna, vaid ka varasemad valitsused eesmärgi võtnud, et meil on kõrgema lisandväärtusega majandussektorid, targad majandussektorid, need suunad on meil ette võetud ja sinna on investeeritud ja sinna me tegelikult liigume. See, et valitsus ei täida 1% kokkulepet teadus-arendustegevuse rahadega, ei vasta tõele. Valitsus on täitnud seda 1% kokkulepet ka väga rasketel aegadel, ka kärpaegadel, sealt me tegelikult kärpinud ei ole. Te vangutate pead, täpsustan, te väidate, kui palju on rakendatud ja kasutatud raha, kui palju raha tegelikult kasutusse läinud on. Iga aasta on riigieelarve strateegias planeeritud 1% SKP-st teadus-arendustegevusse. Meil on olnud raskusi siin teatud rahade kasutusele võtuga, ehk siis see lõpuks see kasutusmäär on seal 0,8–0,9%, aga fakt on see, et investeeringuid teadus-arendustegevusse teevad nii valitsus kui ka tegelikult erasektor. Nii et Eesti majandus liigub kõrgema lisandväärtusega tootmise ja teenuste suunas. Aitäh! Suur tänu ja Helir-Valdor Seeder, teil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh! Kahjuks ma sain vastusest aru, et te panete samamoodi edasi ja leiate, et kõik on väga hästi, lugesite oma jutupunktid ette, aga see, et ülikoolidega lepinguid ei täideta, te läksite sellest mööda. Odava tööjõu sisse toomisest ei saa ma üldse aru. Olukorras valitsusel on, nii nagu te olete teavitanud, plaan siis kehtivat kvoodi 2 korda suurendada. 2 korda suurendada. Eelmisel aastal tööjõu sissetoomise kvooti ei täidetud. Sellel aastal ei ole ta detsembri keskpaigaks veel täitunud. Ja selles olukorras lähete te 2-kordsele suurendamisele. Et arusaamatu, nendest prügidest ja muust asjadest ja kriminaalidest ma ei räägigi, et te läksite kõigest sellest mööda, vuristasite oma jutupunkte nii-öelda haridusministrina. Aga mul on teine küsimus, ega ma ei loodagi saada sisulist vastust ja ma saan aru, et valitsus arvab, et kõik on väga hästi nii Eesti majanduses kui laiemalt Eesti elus. Aga mul on teine küsimus, mis puudutab tegelikult ka riigi toimetulekut ja tarka riiki.
Nimelt president saatis tagasi Riigikogule eelnõu, mis puudutas kaitseväe kohuslaste keeleoskust. Te olete sellega väga hästi kursis, seda on viimasel ajal väga palju ka meedias ja ajakirjanduses käsitletud ja Riigikogu hakkab seda täna arutama. Mõned nädalad tagasi ma küsisin kultuuriministrilt tema seisukohta, kas kaitseväelased peaks eesti keelt oskama ja kui ei oska, siis kes peaks sellega tegelema. Ja ega ma päris selget vastust ei saanud. Ma küsin teie käest, milline on teie seisukoht? See ei ole etteheide, see muudatus tuli tegelikult parlamendis esialgselt valitsusest, sellisel kuul see eelnõu ei tulnud. Nii et see ei ole kriitika, te saate täiesti vabalt vastata, et ei ole tegemist rünnakuga. Aga teie arvamus nüüd, kes ja kuidas peaks seda küsimust lahendama ja kuidas see motiveeriks nüüd siis neid eesti keelt mitte oskavaid noori eesti keelt õppima, kui nad vabastatakse eesti keele oskamatuse tõttu kaitseväe kohustusest? Aitäh! Ja aitäh selle küsimuse eest. Kui te küsite mu käest, kas kaitseväeteenistusse tulevad noored peaksid eesti keelt oskama, siis jah, peaksid. 30 aastat pärast Eesti taasiseseisvumist on äärmiselt piinlik, et 9. klassi või 12. klassi või kutsekooli lõpetaja ei oska A1 tasemel eesti keelt. Tegemist on meie pikaaegse haridussüsteemi läbikukkumisega, olen seda korduvalt ja korduvalt rääkinud. See on ka üks põhjus, miks ma üldse täna siin poliitikas olen, sest see, et me oleme 30 aastat ei ole suutnud tagada selle, et Eestis elavad noored, siin sündinud, juba Eesti Vabariigis sündinud noored valdaksid eesti keelt kas või minimaalsel kesktasemel, milleks B1 tase on, me ei ole seda saavutanud. Nii, täna me teeme kõiki samme selleks, et selline olukord ära lõpetada, eks ole, et kaasa arvatud eestikeelsele õppele üleminek, aga me oleme ka kutsehariduses lõpetanud ära sellise, mida mina nimetan umbkeelse õpperaja, ehk siis selle raja, kus on võimalik ka kutseharidust või ükskõik millist haridust Eestis saada, ilma et ükskõik millist muud keelt peale vene keele peaks oskama. Ja kutseharidus täna eestikeelset või venekeelset õpet enam ei paku, kõik on eesti keeles, võtab aega selleks, et need noored, kes sealt nendest haridusastmetest tulevad, pärast neid reforme tegelikult eesti keelt vähemalt B1 tasemel oskaksid. Mida nüüd teha selle aja vahemikus, kui on need noored, kes on juba lõpetanud tänaseks kooli, aga on jätkuvalt kaitseväe kohuslased, eks ole, neid on, ma saan aru, orienteeruvalt suurusjärgus seal 500 ja allapoole, maksimaalselt on neid 500. Kaitseväeteenistus eeldab, ja eriti kui ta on nüüd muudetud reformiga, kaitseväeteenistus eeldab keeleoskust sellest hetkest alates, kui kaitseväeteenistusse tullakse. Järelikult tuleb leida alternatiivsed lahendused sellele, mismoodi saab kaitseväeteenistust läbivalt eelnevalt omandada eesti keelt ja teha seda intensiivselt. Nii et istume maha koos Kaitseministeeriumi ja ka tegelikult Kultuuriministeeriumiga, kelle haldusalas on osa eestikeelsele õppele rahasid, et kokku leppida, kas meil on eriprogramm, millega me tegelikult õpetame eesti keelt nendele, kes peavad kaitseväeteenistust läbima. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab kolleeg Priit Sibul. Palun. Suur tänu, Riigikogu esimees. Hea minister, mul on küsimus selles, mis siin viimasel nädalal on toimunud seoses arusaamisega ühtsest või ühetaolisest välissuhtlemisest, milles me oleme, tundub, suhteliselt ebaõnnestumas. Et kuivõrd möödunud nädalal oli ka valitsuse ja presidendi ühine õhtusöök, mul on küsimus, et lihtsalt kui ma loen erinevate koalitsioonisaadikute sotsiaalmeedia postitusi või avalikke väljaütlemisi, siis tundub, et seda ühtsust ei paista kusagil ja tavaliselt targad ja täiskasvanud inimesed suudavad sellised küsimused ära lahendada, mitte ei kirjelda ja ei kajasta avalikkuses, kuidas tuleks ühtne olla, vaid see siis nii-öelda lepitakse kokku, et mis selle püha sõja eesmärk on, mis koalitsioonipoliitikud siis presidendi kontekstis on nii-öelda välja kuulutanud, kus nii Kasahstani, Ungari, kõik tundub, et kõik, mida president räägib, et ma ei saa aru, kes teda siis briefib või mis info tal on, et kõik, mida ta nagu räägib, tundub valitsuse delegatsiooni liikmete ja koalitsioonipoliitikute arvates olevat vale. Ja peaksime hoidma ühtset joont, millega ma olen absoluutselt nõus, aga kuidas me seda saavutame ja mida te siis seal õhtusöögil, kas oli see teemaks, et kuidas me seda saavutaksime, et ühiskond saaks aru, et meil on ühine nägemus sellest välis- ja julgeolekupoliitikast. Aitäh! Suur tänu, et see läheb nüüd küll küsija teemast välja, aga kuna see on laialt sõnastatud, et siis proua minister, et loodetavasti te
Kommenteerin ka väga laialt. Esiteks käin sotsiaalmeedias üliharva, mille tõttu ma väga ei oska öelda, mis seal toimub. Ja teiseks kahjuks ei õnnestunud mul ka presidendi õhtusöögil olla tol korral, nii et ma neid nelja silma vestlusi väga palju kommenteerida ei oska ja võib-olla ei ole ka need asjakohased. Eesti välispoliitika ühtne joon on väga selgelt olemas, see pole kuhugi kadunud. Ma ei näe, et me astuksime erisamme, aga me oleme demokraatlik riik, mis tähendab seda, et väga palju teemasid, mis muidu teistes riikides vaiba alla lühitakse, vaikitakse, keelatakse üldse nendel teemadel sõna võtma, siis Eestis on see, et selline käib osa avalikust debatist ja avalikus debatis selliseid asju ka arutatakse, nii nagu tegelikult demokraatlikus riigis asi olema peab. Nii et selles mõttes, et vastan väga üldiselt, et loomulikult ei tuleks kakelda ja hea oleks, kui me välispoliitilise joone puhul oleksime võimalikult ühemeelsed ja ka ühte sammu astuksime. Ühemeelsed me oleme, aga mõnikord meil need sammud, paar sammu astume kõrvale ja siis me peame uuesti neid samme parandama. Aga mingis mõttes on see elu paratamatus, et juhtub olukordi, kus inimesed üksteist vääriti mõistavad või teevad olukordades otsuseid, mida nad pärast tagantjärele kahetsevad. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase teise küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane kolmas küsimus on samuti haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele peaministri ülesannetes. Küsib Riigikogu liige Vadim Belobrovtsev ja teemaks on õpetajate karjäärimudeliga seotud muudatused. Vadim Belobrovtsev, palun. Ja aitäh, lugupeetud minister. Täna siin Riigikogu istungil on kolmandas lugemises põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu. Ja üheks põhiteemaks seal on õpetajate karjäärimudel ja on kahju, et hoolimata sellest, et paljud, sealhulgas ka meie fraktsiooni, jagavad seisukohta, et kõrgema kvalifikatsiooniga õpetajad peaksidki saama suuremat palka, et motiveerida neid enesetäiendamisega tegelema. Me kahjuks ei saa seda eelnõu selle praegusel kujul kuidagi toetada. Nii ei saa seda toetada ka 40 erinevat organisatsiooni, mis on haridusvaldkonnaga või õpetajatega seotud. Ei saa seda toetada ka Eesti Linnade ja Valdade Liit ja ma olen siin erinevate kolleegidega rääkinud teistest fraktsioonidest, ka nendel on selline kahestikune tunne, et ühest küljest nad nagu tahaksid seda toetada, teisest küljest nad näevad, et see on probleem. Probleem on selles nimelt, et siis kvalifikatsioonita õpetajad selle eelnõu järgi kaotavad garanteeritud õpetaja töötasu alammäära. Praegu on see 1820 eurot ja tuleval aastal on see veelgi suurem, aga siis see garantii nende jaoks kaob, sellepärast et neid see enam ei hõlma. Ja siis on ka selline oht, sellest räägitakse päris palju, et nendele põhimõtteliselt võib maksta Eesti alampalgamäära. Küsimus ongi selles, et tegelikult kultuurikomisjonis on see eelnõu mitmel moel muudatud olnud, aga kahjuks seesama kõige olulisem muudatus jäi siis tegemata ja sellest on saanudki peamine komistuskivi. Ja küsimus on, miks ministeerium ei teinud seda olulist sammu, seda olulist muudatust ega alustanud niinimetatud karjäärimudeli rakendamist just kvalifikatsioonita õpetajatest. Aitäh! Aitäh selle küsimuse eest ja mul on väga kahju, et õpetajatele on esitatud väärinfot, mille tulemusena valitseb õpetajate seas hirm, mis puudutab nende nii palgaastmeid kui ka karjäärimudelil edasiliikumist. Ja seda väärinfot te kordasite praegu siin ka Riigikogu saalist, et ma väga loodan, et enne eelnõu lõpphääletust siiski süvenete natuke sellesse, mis eelnõus kirjas on. Alustav õpetaja on üks variant, ta on värskelt ülikooli lõpetanud ja värskelt saanud õpetaja kvalifikatsiooni ja asub kooli tööle alles esimest korda, esimene õppeaasta, ta ei ole varem koolis töötanud, või õpetaja, kellel ei ole kvalifikatsiooni, ehk siis ta on kvalifikatsioonita õpetaja, kuid miinimumeeldus selle juures on see, et tal on kõrgharidus. Ehk siis alustava õpetaja astmelt nii-öelda kukuvad välja täna need koolis töötavad inimesed, kellel on keskharidus või põhiharidus. See ei tähenda seda, et kvalifikatsioonita, igasugune kvalifikatsioonita õpetaja ei saa alammäära ja ei ole karjääriastmestikus. Karjääriastmestikus on need õpetajad, kes õpivad õpetaja koolituses, aga veel ei oma õpetaja kvalifikatsiooni, need, kellel on magistrikraad, aga ei ole õpetaja kvalifikatsiooni, või need, kes õpivad magistris, ükskõik millises magistris ja ka ei oma õpetaja kvalifikatsiooni. Need muudatused on siin Riigikogus õpetaja
karjäärimudelisse sisse viidud, mis haarab enamus inimesi, kes täna koolis töötavad, sealhulgas ka kõiki karjääripöörajaid. Kes jäävad sellest alustava õpetaja astmestikust välja, on need, kellel on kas keskharidus või põhiharidus ja kes töötavad koolis õpetajatena. Selleks, et väärtustada õpetaja kvalifikatsiooni, ja ma loodan, et te olete minuga nõus, et ei ole päris nii, et kuna ma tunnen ja oskan õigust või ma tunnen ja oskan matemaatikat, siis ma ilmtingimata olen hea õpetaja. Õpetaja pädevus eeldab matemaatika didaktilisi tundmisi, matemaatika metoodilisi tundmisi, näiteks lõimitud aine- ja keeleõppe pädevust, kui seda matemaatikat õpetatakse 4. klassidele, kelle kodune keel on vene keel. Sellest ei piisa, et te oskate matemaatikat. Seal on vaja didaktilisi oskusi. Järelikult õpetaja kvalifikatsioon on see, mis seda didaktilist oskust tegelikult tõendab. Ja õpetaja, kes on ära teinud õpetaja kvalifikatsiooni ja on selle tõttu pädevam õpetaja klassi ees, peaks ka tegelikult olema selles karjääriastmestikus rohkem märgatud ja tasustatud. Ja seda see karjääriastmestik täna ka ette näeb. Mis puudutab nüüd ELVL-i vastuseisu, siis linnade ja valdade liit ei soovi mitte mingisugust karjäärimudelit. Nemad ei sooviks üldse, et riik tegelikult sekkuks sellesse, kuidas õpetajatele palkasid määratakse. Küll aga nägime me streigi ajal, et sel hetkel, kui õpetajad streigi ajal tundsid, et pädevad ja pikka aega koolis töötanud õpetajad ei ole Eestis väärtustatud, kuna nad liiguvad koolist aina rohkem ja rohkem ära, siis linnade ja valdade liit leidis, et see on riigi probleem. Ja riik on asunud tegelikult seda probleemi täna lahendama ja me oleme selle ühiskondliku kokkuleppe saavutanud selle karjäärimudeliga, nii et ma väga loodan, et Riigikogu täna selle vastu võtab. Suur osa õpetajaid sellest karjäärimudelist võidavad tänu sellele, et neil on suurem tunnustus sellele, et nad on pädevad õpetajad ja nad oma kvalifikatsiooniga tõstavad. Aitäh! Suur tänu. Vadim Belobrovtsev, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh. Nagu ma oma esimeses küsimuses ütlesin, nagu loomulikult ei ole meil midagi selle vastu, et kvalifitseeritud õpetajad saavad rohkem või suuremat palka. Mida suurem see kvalifikatsioon on, seda suurem võiks see palk olla. Nii et see on iseenesest mõistetav. Kahju, et seda ei ole siiamaani niimoodi tehtud, aga võib loota, et tulevikus nagu selline asi töötab. Aga kahjuks jääb päris palju õpetajaid sellest välja. Ja nagu ma ütlesin, et siis neid õpetajaid, kes siis ei vasta nendele tingimustele nii-öelda, kes enam ei saa seda garantiid, ehk nagu just õpetaja alampalga määra, 1820 eurot sellel aastal. Et küsimus teile ongi see, et kui palju neid õpetajaid siis on, kes niimoodi kõrvale jäävad ja kellele pärast selle seaduseelnõu vastuvõtmist võib maksta mitte siis õpetajate palga alammäära, vaid lihtsalt riikliku alampalga määra. Aitäh! Aitäh! Palun ärge hirmutagu õpetajaid riikliku palga alammääraga. Teie väide on justkui see, et ükskõik milline Eesti töötaja, kellel ei ole riigi poolt kehtestatud kohustuslikku palka, saab Eestis riigi alammäära. See ei ole ju nii. See õpetajate hirmutamine sellega, et nüüd järgmisest aastast on nende palk riiklik alammäär, on alatu, sellepärast et see on vale. See ei vasta ka mitte kuidagi tõele. Õpetajatele makstakse jätkuvalt, koolipidajale makstakse jätkuvalt iga õpetaja eest, kes klassi ees seisab, riikliku õpetaja palga alammäära pluss 22% diferentseerimisfondi, nii et mitte mingisugust vajadust maksta õpetajale riiklikku alammäära ei eksisteeri. Et ma väga loodan, et me enam selliseid hirmutamisi õpetajate suhtes ei tee. Nüüd need õpetajad, kellel ei ole kõrgharidust, kes töötavad täna koolis ja kellel ei ole kõrgharidust, ehk siis kellel on keskharidus või põhiharidus, neid õpetajaid on umbes 1700 17,500 õpetajast. Ehk siis me räägime väga väikesest hulgast õpetajatest ja ma väga loodan, et see karjäärimudel nügib ka neid inimesi, kas nad on noored, võib-olla mitte nii noored, omandama kõrgharidust kõigepealt ja teiselt poolt omandama õpetaja kvalifikatsiooni sinna kõrgharidusega koos. Nii et väärtustame ikkagi seda, et õpetaja amet on selline amet, mis eeldab kõrghariduse omamist ja eeldab seda, et inimesel, kes lastega töötab, on ka vastav kvalifikatsioon lastega töötamiseks olemas. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab Helir-Valdor Seeder. Palun. Aitäh, austatud minister. Mina olen küll selle eelnõuga tutvunud, päris põhjalikult lugenud ja osalenud siin aruteludel ka ja kultuurikomisjoni esimehe Liina Kersna käest küsinud ja ma ei ole saanud ammendavaid vastuseid sellele, mis mind on huvitanud ja murelikuks teinud selle eelnõu puhul. Ja ma kindlasti hääletan täna sellele vastu. See on ilmselgelt toores.
Ja küsin ainult ühe aspekti kohta, et ma ei ole siiamaani aru saanud, miks on vaja üldse sellist dubleerivat atesteerimissüsteemi, kus koolid igaüks ise hindavad ja siis langetavaid otsuseid, mis puudutab õpetajate kvalifikatsiooni määramist. See suurendab bürokraatiat, see suurendab ebaühtlust kogu süsteemis, sest iga kool ja koolipidaja hindab seda erinevalt. Ja see süsteemgi, kus hindamiskomisjonis on koolipidaja, siis on seal, kui ei ole seal vanemõpetajat, siis on seal õpetaja, kes siis oma kolleegile samas koolis omistab õpetajana vanemõpetaja kutset ja nii edasi. Teised koolid ei pea seda aktsepteerima sealt kõrvalt. Et minu arvates see ei lahenda meie probleemi absoluutselt mitte, mis puudutab õpetajate niisugust ühtlast karjäärisüsteemi. Ma pigem näeksin, et see peaks olema sel juhul neutraalne, objektiivne riiklik süsteem, mitte iga kool ise. Ja kuna ma saan aru, et ka pedagoogide ja koolijuhtide hulgas on suur arusaamatus, segadus ja vastasseis, siis see eelnõu ei ole kindlasti küps, et seda vastu võtta. Mis on teie kommentaar minu arvamuse kohta? Aitäh! Aitäh! No vot ikkagi selgub, et see eelnõu ei ole teile lõpuni selge. Õpetaja ametiaste ja meisterõpetaja ametiaste on üks-ühele seotud kutsekvalifikatsiooniga. Mitte ükski kool ei pea hindama õpetaja kutsekvalifikatsiooni tunnistust, kui see õpetaja kutsekvalifikatsiooni tunnistus on tal olemas. Kui ta on lõpetanud ülikooli õpetajakoolituse erialal või omandanud õpetaja kutsekvalifikatsiooni õpetajate liidus või omandanud meisterõpetaja kutsekvalifikatsiooni õpetajate liidus, siis see ongi täpselt seesama karjääriaste, mille alusel direktor sellele õpetajale selle karjääriastme määrab. Ainuke karjääriaste, mida võib koolis hinnata, sõltuvalt sellest, sellepärast, et koolid on väga erinevad ja koolid vajavad väga erinevat tüüpi vanemõpetajaid. On vanemõpetaja karjääriaste. Ma ei tea, kust te võtate mingi hindamiskomisjoni reeglid, sest sellist asja seaduses pole olemaski. Kuskil on ilmselt laiali läinud jutt, kuidas hindamiskomisjoni mitte keegi kuskil seaduses ette määrab, et kes seal hindamiskomisjonis olema peab. Vanemõpetaja aste on selline aste, kus sõltuvalt koolist võib see olla väga erinev. Näiteks, toon teile näite. Meil on väga palju üleminekukoole, kus üleminekukoolides on vaja lõimitud aine- ja keeleõppe tasandil pädevat vanemõpetajat, kes oleks mentoriks, juhendaks ka oma kolleege just nimelt selle lõimitud aine- ja keeleõppe raames. Sellist vanemõpetaja astet ei ole vaja väga paljudes teistes Eesti koolides. Ehk siis, et see ei saa olla tsentraalselt hinnatud süsteem, sellepärast, et see on iga koolipõhine vajadus. Nüüd ei vasta tõele muidugi see, et kui see vanemõpetaja aste on koolis määratud ja õpetaja on saanud näiteks LAK-õppe metoodiku vanemõpetaja astme, et see teises koolis ei kehti. See kehtib ka teises koolis. Ma täpsustan lihtsalt neid natuke eksitavaid seisukohti. Selle sama LAK-õppe vanemõpetaja metoodiku astmega saab õpetaja minna tööle ka teise kooli, tal kehtib see LAK-metoodiku vanemõpetaja aste. On koole, näiteks seesama Metsküla kool, kus on väga suur osa õuesõppel, looduse õuesõppel. See on ka spetsiifiline didaktiline metoodiline pädevus. Ja kui Metsküla koolis on vaja vanemõpetaja metoodikut õuesõppe ja loodusõppe õpetaja koha peal, siis selle saab Metsküla kool endale tegelikult reguleerida selleks, et see õpetaja omandaks need pädevused ja tõendaks tegelikult seal koolis, et tal need pädevused olemas on. Nii et suur osa sellest karjääriastmestikust on seotud riiklike kvalifikatsiooninõuetega, nad ei ole paralleelsed, need on üks-ühele samad kvalifikatsiooninõuded. Vanemõpetajate puhul sõltuvalt kooli vajadustest saab kool määrata seda kooliastet ja seal ei ole mingit bürokraatiat. Täpselt samamoodi täna hindab direktor õpetajate kvalifikatsioone. See on täpselt samamoodi. Direktor peab täna läbi vaatama õpetaja kvalifikatsiooni pädevused, varasema kogemuse, tema CV, tegema tema vestluse, küsima tema käest, milline tema õpetamiskogemus on ja selle alusel määrab ära selle, kas õpetaja vastab kvalifikatsioonile või ei vasta. Aitäh! Suur tänu! Sellega lõpetame tänase 3. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane 4. küsimus on samuti haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele peaministri ülesannetes. Küsib Riigikogu liige Helle-Moonika Helme ja teema on siis täna sõnastatud olukord riigis viisil. Jah, et siis teema on olukord riigis. Palun, Helle-Moonika Helme, palun. Ja aitäh hea istungi juhataja, et me tõepoolest haridusministriga juba trepi peal saime kokku ja arutasime teemat. Ta küsis, et mida ma siis küsin ja ma natuke siis juhendasin teda. No aga küsimus on siis järgmine, et
hea minister, et teie olete öelnud haridusministrina just nimelt, et inimesel ei ole ainult 2 sugu, mees ja naine, vaid neid sugusid võib olla rohkem, teie sõnul ka 20 üle selle. No meie tegelikult teame, et see nii ei ole ja see jutt mingitest sotsiaalsetest ja tunnetuslikest sugudest on üks inimsusevastane transideoloogia haige diktaat normaalse maailma üle ja see varsti ei ole enam vaieldav. Muu maailm hakkab sellest õudusest tasapisi välja tulema, mitmed lääneriigid on viimastel aastatel hakanud selliseid ideoloogilisi programme tagasi tõmbama, sest seal on aru saadud, et see sandistab inimesi, noori, lapsi ja kui ühiskond tahab ellu jääda, siis tuleb kogu see inimsuse vastane ja väärakas transideoloogiate juurutamine ära lõpetada. No kahjuks on selle käigus sandistatud vaimselt ja füüsiliselt juba mitu põlvkonda noori, neid elusid me ei saa kunagi täielikult tagasi. Ja vaat nüüd tuli meie Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium välja mingi LGBT-tiku inimeste heaolu eelisarendamise edendamise riikliku tegevuskavaga. Suurem osa nende tegevuste elluviimise eest on vastutajaks HTM ja Harno, mille kaudu siis hakatakse meie noorte ja laste peal seda vaimset sandistust heaolu sildi all ellu viima. Ja samuti luuakse pidev rahastusmudel läbi Sotsiaalministeeriumi ja Tervisekassa, mis hakkab siis võimaldama ja soodustama soolise ülemineku sildi all laste ja noorte füüsilist sandistamist. Ja siis veel hakatakse sundkoolitama ametnikke, et nad peaksid LGBT-tiku inimestele pakkuma parimaid tingimusi igal pool üle välja. No kas meil tõesti millegi muuga siin riigis tegeleda ei ole kui haigete ideoloogiate ühiskonnale peale surumisega ja ajal, kui pered, puuetega inimesed, haiged, vanurid ja ka täiesti tavalised tööinimesed, kes teie olematu toetusega valitsuse tegevust rahastavad, kannatavad toimetuleku raskuste all. Nad peavad igapäevase ellujäämise nimel mitmel töökohal rabama ja samal ajal nägema, et nende arvelt heldelt rahastatakse igasuguseid LGBT-tiku inimesi, transude soovahetusoperatsioone ja mitte ainult see ei ole normaalsuse väänamise ideoloogia tahetakse viia ka meie laste ja noorteni, et enne kui see jäledus lõppenud on, saadakse ikka võimalikult paljud meie lapsed ja noored ka vaimselt ja füüsiliselt ära sandistatud. Miks te seda teete? Aitäh! Jaa, aitäh selle küsimuse eest. No vot, teie küsimusest kõlas või seisukohavõtust kõlas väga tugevalt välja see, et te vastandate ühiskonnagruppe. Te ütlete, et ärge nendega tegelege, sellepärast, et kui te nendega tegelete, siis järelikult te võtate ära midagi kelleltki teiselt. Ehk siis, et see vastandumine, et kui te tegelete inimestega, kelle LGBTQ inimestega, siis te samal ajal teete sellega halba vanuritele, sest te nendega sel juhul ei tegele. See vastandumine on konstruktsioon, mis ühiskonda kogu aeg lõhestab, mis vastandab ühiskonnagruppe üksteise vastu, mis tekitab ühiskonnas konflikte ja vastupidi selle plaani osas, mida te praegu pikalt ette lugesite, kus te seda tõlgendasite, eesmärk on mitte vastandada ühiskonnagruppe, vaid leida selline ühiskonnas toimimise viis, kus kõik inimesed tegelikult tunnevad ennast turvaliselt. Ei vastandata, ei öelda, et keegi ei sobi siia, keegi ei ole kõlblik sellises vormis, nagu see inimene ennast tunneb ja tahab identifitseerida. Selle asemel see inimene tühistatakse, visatakse ühiskonnast välja, on väga palju diskrimineerimist. Te teate väga hästi seda statistikat, mis puudutab enesetappe. Noorte enesetappudes on väga suur osakaal nendel inimestel, kes tunnevad, et neid on nende soolise sättumuse tõttu tegelikult väga tugevasti kiusatud taga. See on inimese vaimse tervise puhul üks tugevamaid tegureid, nii et me peaksime ikkagi kõiki inimesi, kes Eestis elavad ja Eesti ühiskonna liikmetena ennast identifitseerivad, toetama ja neid kõiki ühtemoodi käsitlema, mitte nii, et me vastandame neid inimgruppe ja ütleme, et ühed inimesed on väärtuslikud ja nendega tuleb tegeleda ja teised inimesed ei ole väärtuslikud ja ärme nendega tegele. Aitäh! Suur tänu ja Helle-Moonika Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja ega siit polnudki midagi muud oodata, et see vastus selline tuleb ja võtta ka meie ei vastanda, teie vastatate, sest teie lõhestate ühiskonda just nimelt sellega, et võtate ühtedelt ressurssi ära, ressurssi on vähe ju ja antakse teistele ja just nimelt enesetappe ongi väga palju nende noorte ja laste hulgas, keda see ideoloogia on ära sandistatud, et sellest ma ju räägingi, et kuhu me nagu minemas oleme. Ja mind ikka hämmastab, kuidas igasuguse ühiskondliku toetuseta valitsus peab õigeks
julgeks suunata sedasama piiratud riiklikku ressurssi, millest meil jutt oli, eraldi tegevuskavasse, mis tegelikult puudutab väga väikest osa elanikkonnast, samal ajal kui enamus inimesi tõepoolest ootab riigilt abi eelkõige toimetuleku, tervishoiu ja julgeoleku tagamisel. Ja samuti on täiesti selge, et selline identiteedipõhine eelisarendav tegevuskava suurendabki just nimelt seda ühiskondlikku polariseerumist ja läbi selle ka usaldamatust riigi suhtes. Aga tuleme nüüd valdkonda, mida kureerib HTM ehk siis koolid. Miks peab riik looma eraldi ideoloogilise tegevuskava ja viima selle muuhulgas koolidesse olukorras, kus õpetajate koormus on niigi üle mõistuse suur, õpetajate puudus epideemiline ja eestikeelsele õppele üleminek on niigi kogu koolisüsteemi tõsise pinge alla pannud? Miks paneb riik sellises olukorras koolidele ja õpetajatele täiendava ideoloogilise koormuse, selle asemel, et keskenduda hariduse põhifunktsioonile, õpetamisele ja hariduse kvaliteedile? Ja siis veel üks väga oluline küsimus tegelikult, kuidas tagatakse laste vanematele reaalne õigus otsustada ja sekkuda, kui nad ei pea õigeks maailmavaatelise või ideoloogiliste teemade käsitlemist oma laste hariduses? Kuidas saavad need lapsevanemad, kes ka meil siin Eestis jagavad USA presidendi seisukohta, et on ainult kaks sugu, mees ja naine, tagada, et nende lastele ei õpetataks koolis midagi muud? Millised konkreetsed valikud ja õiguskaitsevõimalused on lapsevanemal siis, kui ta leiab, et kool on astunud üle hariduse piiride ja kas lapsevanemal on praktikas õigus öelda ei või on see tegevuskava koolidele ja lapsevanematele sisuliselt kohustuslik? Aitäh! Aitäh, ma nüüd ei tea küll, mis tegevuskavast te räägite ja mis tegevuskava puhul ideoloogiliselt hakatakse inimesi koolikavas töötlema. Ma siiski täpsustan, et see tegevuskava, millele te ilmselt viidate, ei ole tegemist koolidele sisse surutud tegevuskava. Las ma nüüd vastan küsimus. Te küsisite, ma vastan. Ma püüan vastata, sest teil on väga ideoloogiliselt kallutatud küsimus. Ma püüan kuidagi sealt välja saada siis selle, millest tegelikult jutt käib, võttes ümbert selle ideoloogilise vahu maha, et püüaks rääkida sellest, millest päriselt jutt käib. Koolides ei ole tegemist mitte mingisuguse ideologiseeritud kavaga, mida keegi on koolile kuskile saatnud. Sellist asja ei ole. On olemas kava, mis eeldab seda, et inimesed, kes laste ja noortega töötavad, oleksid teadlikud sellest, mis puudutab laste ja noorte identiteeti, enesemääratlusi ja see teadlikkus tuleb lihtsalt nende inimeste puhul kasvatada. See ei ole ainult õpetajad, seal on noorsootöötajad, sotsiaaltöötajad, väga suur valdkond inimesi, kes nende inimestega koos töötavad. Ja lihtsalt lõpetuseks, et võib-olla me erinemegi teiega siin selles arusaamas, et minu nägemuse järgi Eestis iga inimene loeb. Ei ole nii, et me võtame ühelt inimeselt ära ja anname teisele, vastandame ühiskonnagruppe, tekitame ühiskonnas tunde, et keegi tegelikult ei sobi siia gruppi, keegi on tegelikult selline, kes Eesti väärtusruumi ei sobi, keegi on selline, kes ei peaks siin olema, kes ei peaks ennast ühiskonna liikmena tundma, sest ta teie arvates ei sobi siia. Minu nägemus ja suhtumine on sellesse teistsugune. Iga inimene Eestis loeb, iga laps loeb ja kui see laps vajab täiskasvanu poolt mõistmist omaenda suurte murede lahendamisel, siis see mõistmine tuleb tekitada ja täiskasvanul peab olema võimekus ja oskus seda last toetada. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse selle teema raames esitab Mart Helme, palun. Aitäh! No ei loe iga inimene. Rein Veidemann ei loe. Rein Veidemanni arvamus kuulutati sobimatuks ja ta ei loe. Minu arvamus erineb teie omast ja tegelikult teie mustvalges maailmas mina ka ei loe. Ma ei loe lapsevanemana, ma ei loe sellega, et ma olen jõudnud teatud vanusesse. On täiesti selge, et Eestis vanemaid inimesi diskrimineeritakse nii töökohtade saamisel kui ka ühiskonnas tervikuna. Tahate eutanaasiat hakata meile peale suruma. See teie režiim, millel ei ole avalikkuse toetust, viib Eesti kiirkorras hävingule. Ja te julgete süüdistada neid, kes küsimärgistavad seesuguste ideoloogiliselt arusaamatute reaalsusega mitte vastavate ideoloogiate sunniviisilist pealesurumist ühiskonnale. Ja kui te ütlete, et sellist asja ei eksisteeri, no jumal, kas te valitsuses ei võtnud siis vastu seda LGBTQ, ma ei tea, mis kuradi tähed seal veel on, arengukava? Võtsite ju. Arengukava on ju olemas. Avalikkuses on tutvustatud seda.
tegevuskava, kõik on seal olemas. Kuidas koolidesse tuleb minna, kuidas õpetajaid tuleb teha, kuidas töökohtades tuleb hakata konverentse, seminare, mis iganes korraldama. See kõik on olemas. Kui teie valitsusliikmena seda ei tea ja eitate, siis on teil viimane aeg sellest valitsusest lahkuda. Tagasi astuda ja öelda, et ma olen ebakompetentne või et ma ei toeta või et ma ei saa aru, mis see on. Ja minge ära. Nii lihtne see on. Aga tulla meile siin rääkima, et iga inimene loeb, siis ennistage kõigepealt tagasi Rein Veidemann ja teie kõrval istuv Tsahkna, ennistagu tagasi Jaap Ora, kes lasti lahti sellepärast, et ta julges anda realistlikku nõu presidendile, kelle asi oli otsustada, kas ta kuulab seda nõu või mitte. See oli presidendi asi. Ja suursaadiku asi oli talle seda infot jagada, missugused meeleolud valitsevad. Ja tulla meile rääkima, et iga inimene loeb. No ei loe. Et tehke mulle nüüd selgeks, kuidas teie režiimi tingimustes iga inimene loeb. Aitäh, proua minister, palun. Ma saan aru, et oli retooriline küsimus, et kuidas meie režiimi tingimustes iga inimene loeb. Vaadake, teatud ametites, on see suursaadik, on see ERR-i nõukogu esimees, on inimestel vastutus. Vastutus oma sõnade eest, vastutus oma tegude eest. Ja need kaks juhtumit, mida te näitasite, väga tugevasti on seotud mitte konkreetse selle inimese osalemisega ühiskonnas või selle inimese õigusega midagi arvata, omada mingeid hinnanguid, omada mingeid arvamusi, mitte selles ei ole küsimus. Küsimus on selles ametis olemise vastutusega, selle ameti, selle institutsiooni vastutusega teatud asjade eest. Nii et see ei ole küsimus inimesest, see on küsimus ametist ja institutsioonist. Aitäh! Suur tänu. Sellega lõpetame tänase 4. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Ka 5. küsimus on haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele peaministri ülesannetes. Küsib Riigikogu liige Jaak Aab ja teemaks on energiamajanduse arengukava. Ja aga nüüd palun Jaak Aab. Tänan, austatud esimees, lugupeetud minister, täna siin ka peaministri asendajana. Mõni nädal tagasi jõudis siis energiamajanduse arengukava 2035 kaua tehtud, ei tea kas kaunikene, sellest me kohe räägime, Riigikokku, kus see oli siis arutelul majanduskomisjonis, keskkonnakomisjonis ja ka saalis siis energeetika ja keskkonnaministri esitatuna. See oli juba 5. versioon. No mis me sellest siis nüüd teada saime? Esiteks me saime teada seda, et meie energiatootmise defitsiit pidevalt suureneb. 2024 kolmandik siin tarbitud elektrienergiast imporditi. Aga selle impordiga, nagu teate, on erinevaid riske. Nagu me nägime, Estlink 2 oli mingil ajal tööst väljas, see lihtsalt lõhuti ära või läks katki, täpsemalt versiooni ei tea. Ja lõppkokkuvõttes me saame loota siin Eestis siiski nendele tootmisvõimsustele, mis meil Eestis on. Jah, me teame ju, et põlevkivi elekter ei pääse turule, ei pääse tarbijani, kuna ta on lihtsalt turuhinnas, börsihinnas nii kõrge. Teda on vaja, me maksame järgmine aasta sellele põlevkivi elektrile 60 miljonit peale, et ta oleks meil võimsuse reservis. Ja ega see on tark asi. Kui meil muid reserve ei ole, siis tulebki neid üleval hoida. Aga kui me vaatame nüüd mõned aastad ka edasi, siis seda ambitsiooni seal energiamajanduse arengukavas on järjest nagu vähendatud. Kui me räägime maismaatuuleparkidest, meretuuleparkidest, ka juhitavatest võimsustest, mida 2030 pluss on kindlasti üle 700 megavati vaja, ei ole ühtegi otsust valitsusel tulnud viimasel ajal, et me jõuame nende tootmisvõimsusteni. Et milles see probleem on? Kas te oskate seletada, kui üks valitsusliidu osanik ja teie erakonna delegatsiooni juht? Aitäh! Ja aitäh selle küsimuse eest. No mina pean ENMAK-i, mis Riigikogu aruteludele saadeti kõige realistlikumaks energeetika vaates pikaks plaaniks, mis Eestis viimase 10 aasta jooksul tehtud on. Et sel hetkel, kui see valitsus energeetika teemasid arutama asus, oli meil väga suured ideoloogilised, ma nimetan neid ideoloogilisteks erimeelsusteks, vaidlusteks, konsensuse kokkulepete otsimise perioodiks,
kus tõepoolest oli ühel toonasel koalitsioonipartneril, tegelikult sotsiaaldemokraatidel, väga tugev ettekujutus, et maismaa ja meretuule suures mahus kiiremas korras ülesehitamine viib meid 2030. aastaks täiesti 100% taastuvate energiaallikateni ja ka ilma selleta, et me peaksime tegelikult importima. See energiamajanduse arengukava, mida te täna näete, on realistlike arvutustega ja tõdeb seda, et seda eesmärki saavutada ei ole võimalik ja maismaa ja meretuule nii suure mahu ülespaisutamine ei ole realistlik. Selle ületoodang läheb tarbijale lõpuks väga tugevasti maksma. Selle tulemusena on tänase energiamajanduse arengukava ühe peamiseks kriteeriumiks, mille järgi on ka energiavajadus hinnatud, mitte ainult maht, kui palju siis tegelikult turule energiat toodetakse, mitte ainult ühendused ehk siis tarnekindlus, vaid tegelikult ka lõpphind. Ja lõpphind, arvestades kõik võimalikke toetusi, mida nende mahtude või võimekuse ülesehitamiseks maksumaksjalt küsitakse. Juurde on tulnud tegelikult juhitavaid võimsusi, aga juhitavate võimsuste ülesehitamise realistlik ajaplaan on selles ENMAK-is palju realistlikum, kui oli see, mis oli eelmises. Ehk siis me näeme, et aasta 2035 on pigem see hetk, kui meil on piisavalt ka neid juhitavaid võimsusi ja kui me suudame põlevkivienergeetikast lõplikult väljuda. Ta on meile kallis, see põlevkivienergeetika, me maksame peale ka sõltumata CO2 hinnast. Põlevkivi oma tootmine on ka täna tegelikult turul kallis. Nii et aga see realistlik plaan ei ole mitte 2030, vaid 2035 lähtuvalt ENMAK-ist ja ma eeldan seda plaani oluliselt realistlikumaks, kui oli eelmises versioonis. Nii et see arengukava, mida te praegu Riigikogus arutate, ma pean seda väga-väga realistlikuks, väga hästi läbi planeerituks ja ma väga loodan, et see on see energeetikas võetud pikk suund, pikk plaan, mida ka järgmised valitsused ei hakka ümber pöörama, sellepärast et see oleks Eestile väga negatiivsete, väga tugevate negatiivsete tagajärgedega. Nagu me oleme näinud seda, et meil 10 aastat on tegelikult puudunud väga selge energiapoliitika ja on puudunud selles energiapoliitikas ka pikk plaan. Me oleme teinud väga palju ad hoc otsuseid, mis on meile väga palju maksma läinud ja eriti valusalt käis see kõigi meie rahakoti pihta 22. aastal, kui algas sõda. Aitäh! Suur tänu, Jaak Aab, teil on täpsustav küsimus, palun. Tänan, austatud esimees. No ma ei ole siiski paljuski sellega nõus, mis te räägite. Kui energiamajanduse arengukava erinevad versioonid, mida on juba 5 tükki, see on 5 on ju, 2021. aastast, pidevalt vähendavad seda konkreetsuste ambitsiooni, kuidas meil uued tootmisvõimsused turule tulevad ja mis selleks vaja teha on, vaid kirjeldavad situatsiooni ja ambitsiooni pidevalt vähenevad. Need tootmisvõimsuste numbrid on järjest vähenenud selles dokumendis. Ma kirjeldasin, 1/3 me impordime ja ma ei näe selle energiamajanduse arengukavas ega valitsuse otsustes ega ministeeriumi tegevuses mitte ühtegi konkreetsust, kuidas me seda defitsiiti vähendame. Meie lähiriikidest on nii Lätis, Leedus kui ka Taanis jätkuvalt see 100%, selle protsendi üle me võime vaielda. Jah, ka 80 võib-olla on mõistlik juhu taastuvenergiat. Me teame, et ka koostootmisjaamad annavad ka seda taastuvenergiat teatud osa juurde, aga selle protsendi üle ma ei tahagi vaielda. Ma räägin lihtsalt, et meil ei ole neid tootmisvõimsusi. Lätis on kehtestatud planeeringu hetkel ehituses 450 megavatti, Leedus 650 megavatti, Soomes 1900 megavatti ja Rootsis 1000 megavatti uusi tuuleparke hetkel. Meil ei ole ühtegi. 5 aasta jooksul on väljastatud 2 ehitusluba, mis mõlemad on kohtus vaidlustatud. Eeltöö eelmiste valitsuste poolt siiski oli tehtud, oli kehtestatud merealaplaneering, olid muretsetud radarid, et võtta maha riigikaitselisi piiranguid tuulikute ehitamiseks. Aga sealt edasi, nagu otsuseid ei tule, käibki mingi poliitiline kemplemine, miks sotsiaaldemokraadid hoidsid ka meretuulepargi arendamise teema pildis oli see, et maismaale selle esialgu ennustatud mahu järgi neid tuulikuid ei ole võimalik teha. Seal on erinevad piirangud, kogukonda vastuseis ja nii edasi. Järelikult peaks ka meretuul seal kõrval kuskil olema, aga kõik need arendused seisavad. Lahendust ei ole. Mida te kavatsete teha siis nüüd? Kas või lähiajal otsustena, et see olukord muutuks? Aitäh! Aitäh! Tootmisvõimsuste numbrid on vähenenud, on tõesti vähenenud sellepärast, et sotsiaaldemokraatidega koos valitsuses olles tehtud energiamajanduse arengukava tootmisvõimsuste numbrid olid
üle mõistuse ambitsioonikad, nad ei olnud tegelikult realistlikud, et Eestis on väga palju tehtud arengukavasid, mis on unistuste nimekirjad ja suurte soovide nimekirjad. Ma arvan, et meil on aeg pigem liikuda sinna, et teeme palun realistlikku arengukavasid, mis ka päris realistlikult on võimalik ellu rakendada. Nii et see tootmisvõimsuste palju realistlikumaks planeerimine on selle uue ENMAK-i väga suur tugevus. Mis puudutab maismaa ja meretuult. Meretuul teadupärast on umbes 2 korda kallim kui maismaatuul, umbes 2 korda, võib-olla natuke vähem kui 2 korda. Ja samal ajal, kui meil käib maismaatuule planeeringutes, on mahud üle planeeritud võrreldes sellega, mida me arvutustelt näeme, et meil maismaatuules vaja on. Meil oli arenduses oluliselt rohkem planeeringuid kui see, mida Eesti tegelikult meretuule ja maismaatuule kombinatsioonis vajab, siis sellel hetkel minna ja teha vähem pakkumine meretuule peale, mis on 2 korda kallim kui maismaatuul, oleks tegelikult üledimensioneerinud väga tugevasti Eesti energia tootmise ja me oleks väga kallist hinda pidanud kõik järgmised 20 aastat selle energia eest maksma. Jah, tõepoolest, vahepeal on toimunud väga suur muutus, meil on toimunud kohalike omavalitsuste valimised, mille tulemusena on meil märkimisväärselt kahanenud planeeringute arv, ehk siis see arv, mida me veel arvestasime planeeringutena maismaatuule osas selle aasta kevadel, on kahanenud pärast kohalike omavalitsuste valimisi, aga ta ei ole siiski sellises seisus, et me ei suudaks maismaatuulega tegelikult ära katta Eesti energiavajaduse, ka selle vajaduse, mis meil aastaks 2035 on vaja, et taastuva energiale 100% üle minna. Nüüd Kliimaministeerium koos Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumiga praegusel hetkel teeb kriisikaardistust, et milline on meil seis maismaatuule planeeringutega, et kas meil on vaja teha seal kohandumisi tulenevalt sellest, et kohalikel valimistel tõepoolest võis olla tekkinud muutus ja osad planeeringud on lõplikult plaanist maha võetud, mille tõttu me ei saa arvestada enam nende planeeringutega. Väga loodan, et ENMAK-i vastuvõtmise hetkeks on meil need täpsustused teada ja me teame, mis me peaksime tegema järgmiste sammudega. Selle taga seisab täna ka täiendava selle 2 teravatt-tunnise maismaatuule vähempakkumise väljakuulutamine. Ta seisab osaliselt ka selle taga, et meil on vaja lisaks sellele, et me maismaatuult juurde võimsustena ehitame, on meil vaja tegelikult ka suuremahulisi salvestusi ja selleks on vaja seda krediidimeedet, mida ka Kliimaministeerium praegu välja töötab. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab kolleeg Riina Sikkut, palun. Aitäh, hea esimees, lugupeetud minister. Plaanid on kahtlemata tähtsad ja seda poliitilist vaidlust ambitsioonikuse üle me võime pidada pikalt. Aga see, mis huvitab nii ettevõtjad kui inimest, on see, kuidas need plaanid realiseeruvad. Ja samal ajal, kui meie peame siin saalis huvitavaid arutelusid, meil defitsiit süveneb. Me ostame järjest rohkem energiat mujalt sisse ja ise me ei suuda seda tarbimiseks vajalikku energiat tagada. Me tegelikult teame seda. Me teame seda mitu aastat ja ka praegune energiamajanduse arengukava, nii nagu kolleeg Jaak küsis, see mure ei ole mitte selles, et mis see ambitsioon on, vaid selles, et ka madalama ambitsiooni realiseerimiseks ei ole konkreetset plaani ehitatud. Ja nüüd, aga küsin selle aspekti kohta, mis veel kajastust pole leidnud, et meretuul on märkimisväärselt kallim kui maismaatuul, kui on midagi veel kallimat kui meretuul, siis see on tuumaenergia. Eesti, kus ei ole eeldusi, ei tehnoloogia olemasolu, teadmiste ega regulaatori puhul, et see suund aktiivselt tuumajaama rajamisega tegeleda olukorras, kus kohalike valimiste valguses ka kohaliku inimeste, Viru-Nigula vallavanema kandidaatide debatt oli ilusti, nende ootus on, et kui tuumajaam tuleb, siis selle peab ehitama riik. ENMAK-is öeldakse väga selgelt, et tuumajaam võib tulla, aga riik mitte mingil juhul mitte mingisuguseid kulusid sellega seoses ei kanna, mis iseenesest on vale, sest me juba praegu kanname neid kulusid, aga panna nii palju ressurssi taga ajamaks tehnoloogiat, mida olemas ei ole ja jätta realiseerimata sammud, mis meil võimaldaks energiadefitsiiti katta, see tegelikult on vastutustundetu. Et kuidas teie näete tuumajaama osas edasisi arenguid Eestis? Aitäh! Aitäh! No see on jälle hinnanguline suhtumine, et mina ei arva, et täna tuumajaama ettevalmistusse või riigi poolt tehtava raamistiku töö, mida riik peaks tegema selleks, et see tuumajaam potentsiaalselt turutingimustel üldse Eestisse võiks tulla, nende turutingimustel toimimise eeltöö on vaja riigil ära teha. Et see oleks nüüd üüratu hind võrreldes sellega, kui palju riik oleks tegelikult pidanud pigem maksumaksja isegi mitte riigieelarvest maksma meretuule eest, kui me oleks teinud need vähempakkumised meretuule
meretuule eest. Need on suurusjärkudes mitte võrreldavad investeeringud. Ehk siis see, et riik teeb ära oma eeltöö selleks, et turutingimustel potentsiaalselt, kui on selliseid tootjaid, kes täna Eesti turul näevad, et tuumaenergia tootmine on Eesti turul kasulik ja kasumlik, tulevad seda tegema, aga selleks peavad siin eeltingimused täidetud olema ja neid eeltingimusi riik täna ka täidab. Me oleme läinud seda teed pidi, et suur osa neid võimsustest, mida ka energiamajanduse arengukava ette näeb, luuakse turutingimustel. Ehk siis võimalikult väheste toetustega, esialgsed toetused on suuremad ja sealt toimub nende toetustega samm-sammult väljaastumine. Nüüd järgmine samm, mida me teeme, 2 sammu tegelikult. Üks samm on siis vähem pakkumise väljakuulutamine, loodetavasti jaanuarikuus maismaa tuule selle 2 teravatt-tunni mahu raames. Ja teine suur asi, mida riik peab tegema, on laenukäendusmeetme väljatöötamine suuremahuliste energiaprojektide jaoks, kas see on siis suuremahuline salvestus, on see tuumajaam, on need meretuulepargid, et need tulevad pigem turu vastu, lähtuvalt turu vajadusest, aga riikliku potentsiaalse käendusmeetmega laenule. Suur tänu, sellega lõpetame tänase 5. küsimuse käsitlemise. Lähme edasi. Ja tänane 6. küsimus täpselt samuti haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele peaministri ülesannetes. Küsib Riigikogu liige Priit Sibul ja teemaks on segadused ja hanked Riigikaitse Investeeringute Keskuses. Priit Sibul, palun. Suur tänu, austatud Riigikogu esimees. Hea minister. Tõsi ta on, et ei kuulu teie valdkonda, aga eile kaitseministriga suhtlesin ja tean, et ta on teile osaliselt infot edastanud. Mul on küsimus, kas teil on teada, et nüüd, kus meil pole pool aastat juba Kaitseinvesteeringute Keskusel juhti, me endiselt otsime teda, nüüd on teada andnud ka asetäitja, et ta jaanuarist lahkub, et kas nii-öelda hanked, mis oli planeeritud, on kõik tehtud. Ja teiseks, kuigi see, kui ma õigesti tean, ei puuduta valitsuskabinetti, et kantslerite küsimusi arutatakse valitsuskabinetis, aga suurte ametite juhti mitte. Aga kas teile nii-öelda kabineti liikmena on teada, et ühe Eesti suurima ameti nii-öelda ei ole pool aastat juhti, nüüd on nii-öelda esimene konkurss luhtus, teise nii-öelda konkursi kontekstis muudeti tingimusi, nüüd mingil arusaamatul põhjusel on seda pikendatud ja ma saan aru, et tegemist on anomaaliaga ja mitte ainult mina, vaid siin ka tippjuhtide kompetentsikeskuse juht Maria Kütt kirjutab, et tunnetus on õige, et päris tavapärane protsess see meil ei ole ja see põhjustab teatavat ebamugavust ja ka valikukomisjonile. Et me paneme täiendavaid vahendeid ja mitte vähe järgmisse aastasse, et milline on see teie parim teadmine, et mis on see põhjus, et meil endiselt Kaitseinvesteeringute Keskusel juhti pole ja kas seda on valitsuskabinetis arutatud, kui ei ole, kas teie arvates peaks selliseid teemasid ka seal arutama, et me kõik saaksime aru, mis on see probleem? Aitäh! Ja, aitäh selle küsimuse eest. Mul kahjuks puudub parim teadmine, kuna valitsuskabinetis seda küsimust arutatud ei ole. Mul on üksnes info, mida ma eile siis teie küsimust nähes palusin Kaitseministeeriumil mulle esitada, aga ma eeldan, et te teate seda infot ka ise, sest olete kaitseministrilt selle juba otse saanud. Loomulikult ei ole nagu hea see olukord, kui on väga pikalt niivõrd olulisel ametil juht puudu. Tegemist ei ole, eriti arvestades tänast sõjaolukorda, on Eesti vaates tegemist üliolulise ametiga, aga vähemalt on kaitseminister ja Kaitseministeerium meile kinnitanud, et sellel aastal on ERKIK toiminud hästi, vaatamata sellele, et pool aastat juhti olnud ei ole. Selle aasta lõpus neil jääke ei ole, mis tähendab tegelikult seda, et hanked on läbi viidud nii, nagu hanked planeeritud oli, et olulisi mahajäämusi riigikaitsehangetes ei ole. See info on see, mis minul olemas on. Pean seda infot usaldama, aga iseenesest on tänuväärne, et te selle teema vastu huvi tunnete, sest tõepoolest tegemist on Eesti riigi kaitse seisukohalt üliolulise küsimusega, kes seda asutust juhib ja kas selle asutuse võime täita talle pandud ülesandeid on nii-öelda oma võimete maksimaalsel kõrgusel. Nii on, aitäh. Suur tänu ja Priit Sibul, teil on täpsustav küsimus, palun.
Suur tänu. No mulle ka öeldi, et hanked on läbi viidud ja muretsema ei pea. Küll aga olen ma varasemalt avalikust ja Riigikontrolli raportitest lugenud, eks, et üks on nii-öelda hangete läbiviimine, teine on see, et kas me siis nii-öelda oleme saanud või saamas ka nii-öelda nendest hangete tulemusena neid hangitavaid vahendeid, olgu siis nendeks relvasüsteemid või muud asjad, eks, et seda ma tegelikkuses endiselt ei tea ja seda me tõenäoliselt saame teada tagantjärele. See on üks nüanss. Mul on küsimus ka see, et kas on arutatud, kuivõrd me räägime hangetest ja riigihangetest, aga kas kontekst, kus tegelikult kõik praegult hangivad ja toimetavad, et kas see, et me oleme endiselt ja ainult riigihangete süsteemi kontekstis on õige või on valitsuskabinetis arutatud ka kaitseministri ettepanekul, et võib-olla peaks kasutama ka mingeid teisi hanke meetodid, et me saaksime võimekused, kui meil on raha, mida valitsus järgmise aasta eelarvesse on lisanud päris olulisel määral, et me ei tegeleks ainult nii-öelda hangete väljakuulutamise ja hankimisega, aga tegelikult nii-öelda neid võimekusi ei saa ja ei saavuta, kuigi raha on olemas, sest kõik tegelevad praegult hankimisega. On üks küsimus ja teine on see, et teie enda haldusalas on ka ju päris suur, kui me ütleme Harno, päris suur amet, eks ju, et kuidas te, lihtsalt paralleelina, eks, et kui Harno juht peaks ära minema, me otsustatakse Harno eelarvet kordades kasvatada ja siis nii-öelda juhti pole pool aastat ja siis nii-öelda, ma ei tea, kas või kuidas üldse tuleb kõne all, et minister nii-öelda veel venitab 1,5 kuud, on ju, millest keegi muu aru ei saa. Aitäh! No ma ei kommenteeriks selles mõttes personali valikuid ja otsuseid, eriti kui seda personali täna valitud ei ole, kogu hange või konkurss kuulutati läbikukkunuks, siis järelikult oli põhjust mitte usaldada neid inimesi piisavalt, kes seal konkursil tol hetkel osalesid. Ja ma arvan, usun, et nii see komisjon kui ka minister teevad ikkagi selle valiku ja tahavad teha selle valiku, mis Eestile kõige parem on. Nüüd, mis puudutab kaitsehankeid, siis minu teadmisel on täna Eesti riigihangete seaduses kõik julgeolekulised hangete erisused juba olemas, et neid on võimalik kasutada ja eeldatavasti neid ka kasutatakse. See, mida kabinet viimasel ajal arutanud on ja mis ilmselt seadusena liigub ka varsti Riigikogusse arutelule, on kaitseobjektide rajamise planeeringute puhul teatud muudatuste tegemine selleks, et nende kaitseotstarbeliste objektide rajamine oleks ka Eestis kiirendatud. Et see tuli siin välja väga selgelt, eks ole, meil ka riigipiiri ja Saatse-Saapa teemaga. Nii et valitsus on liikunud või teinud samme selleks, et Eesti kaitseotstarbel tehtavad tehingud ja ka kaitseotstarbel ehitatavad rajatised toimiksid kiiremini, sellepärast et keegi ei oota ja ei hakka ootama, kui neil ikkagi päris tahe Eestit rünnata on, et selle järgi, kuna meie oma protseduurid, eks ole, tehtud saame. Nii et ma väga loodan, et need asjad liiguvad meil piisavalt kiiresti. Täna mul põhjust kahtlustada, et ERKIK oma hangetega hakkama ei saa, ei ole. Saan aru sellest murest ja tõesti sellest näitest, et kui asutuse eelarve kasvab mitte isegi 2-kordselt, vaid mitmekordselt ja samal ajal asutusel puudub juht, siis see seab väga suured riskid sinna. See asutus peaks olema siis riski maandamise projektis, et ma väga loodan, et Kaitseministeerium omab seda riskide maandamise projekti, et seal on ikkagi juhtimine paigas nii kaua, kuni sellele asutusele siis saadakse pädev juht. Aitäh! Aitäh ja lisaküsimuse esitab Andres Metsoja, palun. Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees, austatud ministrid, hea minister, peaministri ülesannetes. Tõepoolest, ma käsitleks siis natuke võib-olla kitsamalt Pärnumaa loogikat ja jätkaks kaitsevaldkonna küsimusega. Mul on õnn siis elada valimisringkonnas, kus ühes otsas Kikepäras tehakse sood, inimesed vaidlustavad ja teises otsas ehk Tõstamaal rajatakse kaitsetööstusparki ja taaskord seda tegevust vaidlustatakse kohtu kaudu. Ja kuidagi mulle tundub see olukord järjest kummalisem, et valitsus on võtnud nõuks alati tulla siia parlamendisaali tegevuste ja planeeringu valdkonna lihtsustamistega. Et teeme midagi lihtsamaks, kiiremaks, et saavutada edu ja soovitud eesmärk. Aga järjest enam me näeme, et tegelikult see ei too edu, vaid toob hoopis uued probleemid.
Ja ma tahakski liikuda selle küsimusega siis konkreetselt nüüd ikkagi selle kaitsetööstuspargi rajamise suunas ja ka valitsuse idee suunas, et on plaan teha kaitsetööstusparkide rajamine lihtsamaks. Me näeme, et taastuvenergeetika osas me oleme jooksnud täiesti tupikusse. Ise te rääkisite, et kohalikud valimised olid ja tegelikult me neid alasid ei leia. Et kas valitsus tegelikult on ka kaalunud seda, et äkki oleks mõistlikum tee ikkagi kogukondadega püüda saavutada need kokkulepped, et need kaitsetööstuspargid, taastuvenergeetika alad loovad sinna piirkonda konkurentsieelist, lisaks sellele nad võtavad võib-olla keskkonnast midagi ära. Aga ainult sellise õigusliku jõuga püüda sõita üle ja lihtsustada ei too nagu tulemust. Et äkki te saate natuke avada, et mida siis täpsemalt nüüd lihtsustamise käigus soovitakse teha ja kuidas see edu ja võit peaks siis riigile ja Eesti elanikule saabuma? Aitäh! Jaa, aitäh! No te viisite kokku selle, et valitsus on lihtsustanud planeeringute seadusi, aga ometigi selle tulemusena justkui on probleemid suuremaks läinud. Probleemid ei ole läinud suuremaks vaidlustamisel mitte selle tõttu, et valitsus midagi lihtsustanud on, vaid tegelikult selle tõttu, et meil on olemas täna tehnoloogia, kes suudab kaebusi esitada ja vormistada ja koostada 30 sekundiga. Selle tehnoloogia tulekuga on kaebuste hulk massiliselt suurenenud ja nad on toodetud tehisaruga, need kaebuste dokumendid, ja see on tekitanud väga suure koormuse menetlemisel. Et see on küsimus, mida on ka justiitsminister korduvalt valitsuskabinetti lauale toonud, et mismoodi reguleerida tehisaruga tehtavad kaebused, kus tegelikult taga väga palju ei ole inimeste enda tööd, vaid kasutatakse tehisaru selleks, et venitada vaidlusi ja arutelusid planeeringute suhtes. Et see on tegelikult tõsine väljakutse kohtusüsteemile. See, mis puudutab riigikaitselisi objekte ja nende ehitamise menetlemise lihtsustamist, see ei tähenda seda, et inimesi ei informeerita või inimestega asju läbi ei arutata. Minu teada sel hetkel, kui Kaitseministeerium tuli ettepanekuga kahe piirkonna osas kaitsetööstuspargi rajamiseks, siis eelnevalt oli tegelikult tehtud tööd nii kohaliku omavalitsusega nendes kahes piirkonnas, kus seda kaitsetööstusparki rajada planeeriti, aga keda see kohalik omavalitsus esindab, kui mitte kohalike elanike. Tegemist on kohalike elanike poolt esindusõigusega organisatsiooniga, kes tegelikult toetab selle kaitsetööstuspargi rajamist sinna ja ma arvan, et inimestega suhtlemine on kindlasti hädavajalik, aga me peame võitlema ka sellega, et meil neid protseduure kasutatakse ära ja kahjuks on täna neid lihtsam ära kasutada, sellepärast et tehisaru aitab ära kasutada. Võtame ette ka hüpoteetilise olukorra, et seda tehisaru kasutab ära Eesti kaitsetööstuspargi vastase õiguse võitluse üle mitte Eesti kodanik, vaid seda kasutab ära keegi, kes ei ole Eesti kodanik ja kes tegelikult soovib Eestile halba. Ka see on täna tegelikult võimalik. Nii et me peame väga tugevasti jälgima oma julgeolekupoliitilisi huvisid, kes tegelikult vaidlustab, kellega tegelikult vaidlust peetakse ja mis on selle vaidleja eesmärgid, kui nad seda vaidlust peavad. Aitäh! Suur tänu, anname nüüd Kristina Kallasele pisut puhkust, sest 2 järgmist küsimust on valitsuse teistele liikmetele ja tänane 7. küsimus on rahandusminister Jürgen Ligile. Küsib Riigikogu liige Anastassia Kovalenko-Kõlvart ja teemaks on valitsuse otsused. Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun. Ja, aitäh, austatud esimees, austatud rahandusminister. Mul on täpsem küsimus kaughasartmängu maksu langetamise kohta, ehk siis maksulangetus, mis puudutab veebikasiinosid. Et see, tänaseks on see vastu võetud, see on nüüd mitmeid nädalaid tekitanud sellist ka laiemat poleemikat, et justkui see on siis ühe konkreetse koalitsioonisaadiku punkt ja et võib-olla ka konkreetse lobisti huvide esindamisel tehtud, aga eraldi teema oli ka sellest, et sellest võis sõltuda ka riigieelarve vastuvõtmine, aga võib-olla nendele poliitilistele asjadele isegi ei tahaks nii palju tähelepanu pöörata, pigem sooviks pöörata tähelepanu, millised on võimalikud ikkagi need riskid ja tagajärjed, et ma saan aru, et seda analüüsi on teinud ka
Rahandusministeerium, et mõned riskid on toonud rahapesu andmebüroo juht, et seda on ta toonud ka Riigikogu komisjonile, rääkinud nendest, et muidugi on võimalik nii-öelda musta raha laekumine, on võimalik ka see, et tuleb ka eraldi mainerisk Eesti riigile. Ja ma saan aru, et ka teie isiklikult olete olnud päris kriitiline sellise üksiku, maksu langetamise osas, et võib-olla kas te saate välja tuua, et millised riske teie näete, millised ohte te näete ja võib-olla ka sellise Rahandusministeeriumi lähenemiselt, et kas siis on oodata, et selle tulemusel täiendavalt hakkavad siis maksud laekuma, nagu on siin väidetud, või hoopis on vastupidine efekt ja millised on võib-olla sellised suuremad ohud ja riskid, mis võivad selle muudatusega kaasneda? Aitäh teile! Aitäh! Te küsite valitsuse otsuseid, see ei ole valitsuse otsus. Ma olen endiselt kinnitan, et mina sellist eelnõu ei toeta. Sellist poliitikat ei toeta, olen sellest hoiatanud, koalitsioonipartnereid ka. Ja seal oli isegi küsimus riskis, vaid garanteeritud rahapesus. Hasartmängudes liigub väga palju rahapesu. Ja asi ei ole selles, kas raha tuleb või ei tule, millele see on taandatud, väga tõsimeeli, siin pühapäeval oli isegi telesaade või Aktuaalses Kaameras vist, käsitleti asju vaid selles, et see rikub riigi mainet ja seda on, sellepärast riigid ikkagi liiguvad tegelikult teises suunas, nad püüavad hasartmängu tegevust pigem piirata, mitte soodustada. Ja sealhulgas ei löö üle teiste riikide pahesid, et seal telesaates jäi isegi tore mulje, nagu et me sihime Soome turgu, et miks me siis Soome pahesid siis soosime, mul see täitsa küsimata. Me ei prognoosi sealt tegelikult ka rahalist laekumist, aga see võib olla tundmatu maa, et tõepoolest, kui väga intensiivse tegevusega, siis võidakse siia saada neid mängijaid küll. Aga te küsisite, et mismoodi me neid riske siis vähendame. Kõigepealt rahapesu andmebüroo saab selleks lisajõudu, et ta hindaks nii osalejad kui korraldajaid. Litsentsi saamisel peab ta tagama siis nende või kontrollima nende siis fit and proper kriteeriumite täitmist ja siis sellele vastavalt annab Maksu- ja Tolliamet selle loa. Ja rahapesu andmebüroo muidugi pääseb juurde paremini rahvusvahelisele teabele, aga muidugi ega siin ei ole küsimust, et kas rahapesu sel juhul suureneb või väheneb, et kindlasti ta suureneb, kui me ei saa seda järelevalvet tugevasti paremaks ja neid siis turule pääsijaid paremini ei kontrolli kui seni. Aga see on väga ressursimahukas ja madala kasuteguriga tegevus. Aitäh! Aitäh! Ja Anastassia Kovalenko-Kõlvart, teil on täpsustav küsimus, palun. Ja aitäh, austatud rahandusminister. Mul on tegelikult hea meel, et te nii ausalt tõite välja ka need kõik võimalikud ohud ja riskid ja näete neid, ja mul ongi selline küsimus, et kui tõesti kõik need päris tõsised ohud ja tagajärjed, kui üks hetk juhtub nii, et need ka realiseeruvad, et tekibki mingil määral see must raha, eks ole, et meie maine langeb, et tekivad erinevad rahapesuskeemid, et kas te arvate, et
keegi peaks tegelikult ka vastutuse võtma, kes siis sellise eelnõuga siin välja tuli, kes surus sellise punkti koalitsioonileppesse ja üleüldse, kuidas on teie suhtumine sellesse, et konkreetsed lobistid ka läbi konkreetsete poliitikute mõjutavad, eks ole, koalitsioonileppeid, seal olevaid punkte ja läbi selle tegelikult ka riigi rahandust laiemalt? Aitäh! Aitäh, ma suhtun väga kriitiliselt sellisesse lobitegevusse. Riigikogu puhul seda ka kuidagi ei piirata, valitsuse liikmed peavad sellest täpselt aru andma. Nii et jah, ma ei ole uhke selle eelnõu üle, et ma arvan, et Eesti ei pea olema selle üle uhke, et ta võistleb siis Maltaga, kelle maine on sellest rikutud, sellisest poliitikast, või Curaçaoga, kes on probleemide ees. Me ei saa seda tagasilööki ilmselt kohe, aga rahapesu siis hindajad 5 aasta tagant kindlasti märkavad, mis meie olukord on. Nii et meil on väga suur vastutus, mina omalt poolt püüan tagada, et rahapesu järelevalve oleks tugev ja kutsun ka Riigikogu üles ikkagi tegelema nende eelnõudega, mis me oleme siia Riigikogu esitanud, mis on turm tule all nii opositsioonilt kui koalitsioonilt. Võib-olla siis turm tule all mitte koalitsioonilt, aga on toppama jäänud. Et võtke need asjad vastu, et rahapesu tõrjujad saaksid käia samas, ütleme siis, saaksid olla sama tõhusad tehnoloogiliselt, kui on rahapesijad. Eelnõud on esitatud, palun võtke vastu. Ja ma olen ka näinud vaeva selleks, et selliseid eelnõusid Eestit ei kujutataks ette mingisuguse kahtlase raha keskusena, et sellega me saime hakkama paarkümmend aastat, aga nüüd siis järsku leiti, et avastati midagi, mida teised ei ole avastanud. Kahjuks on teised avastanud ja kogemused on kurvad. Ka rahastamise seisukohalt tegelikult ei peaks ühtegi valdkonda seadma pahede külge. Et see on ka kultuurkapitali probleem. Et me tõrjume pahesid, aga samal ajal seome siis otseselt valdkonna rahastamist sellega, et ma olen ka sellest rääkinud väga, väga kaua, et need rahastused peaksid olema siiski stabiilsemad ja mis seal salata, moraalsemad. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimuse esitab kolleeg Lea Danilson-Järg, palun. Aitäh, lugupeetud juhataja, head ministrid. No, teie rahandusministrina, härra Jürgen Ligi, olete pidevalt rääkinud sellest, et inimesed, kes teise sambasse raha ei kogu, et nemad hakkavad saama palju vähem pensionit kui need, kes teises sambas on. Aga mina lugesin nüüd ERR-i portaalis Raul Eametsa artiklit, kus ta kirjutab, et 92% teise sambasse kogunud inimestest, kes eelmisel aastal pensionile läksid, võtsid kogu pensioniraha korraga välja. Ja nüüd tuleb siis ju välja tegelikult, et peaaegu kõik need, kes ainult esimeses sambas on ja kes ei kogunud teise sambasse, hakkavad saama ju hoopiski rohkem pensionit kui need, kes teise samba kogusid. Ja põhjus on ju selles, et need, kes on teises sambas, nende esimene sammas on väiksem, nad maksavad vähem sotsiaalmaksu ja tekib siis selline tõesti hoopis vastupidine olukord sellele, mida teie olete varasemalt väitnud. Ja siis Raul Eamets siin oma artiklis kirjutab, et ma tsiteerin, et kui inimesed teise samba raha välja võtsid ja selle kohe ära kulutasid, mida te olete ette heitnud ju, siis leidis see väga suurt hukkamõistu, eriti rahandusministrilt. Kui aga inimesed nüüd pensionile jäädes kogu raha välja võtavad ja ära kulutavad, et siis on see nagu okei käitumine, vähemalt ei ole keegi seda valjuhäälselt hukka mõistnud. Et natuke silmakirjalik olukord, et mis te sellest arvate? Ja kindlasti küsin ka seda, et kas valitsus võiks mõelda seda, et ikkagi teise sambasse kogumine ei vähendaks esimese samba pensionit ja selleks lõpetada siis sotsiaalmaksu kandmine teise sambasse. Aitäh!
Aitäh, jah, need nimed, mis siin kõlasid, ma võiks nimetada veel Kristjan Järvani ja Helir-Valdor Seedri ja kuuluta kõik ühte kogukonda, kes püüab vaidlustada rahvusvaheliselt tunnustatud ja väga äraproovitud kogumispensionide süsteemi. Et ma ei tea, mis see 90 või mis protsent see oli ja mis puutuvad siia mingisugused ähmased viited minu kunagi öeldule. Et rääkige ikkagi argumentide kaupa. Kogumispension on ainus võimalus, ainus realistlik võimalus vananeva rahvastiku puhul pensionäride elatustaset hoida ja tegelikult ka majandust sellega toetada. Ja see on olnud ka, kuidas öelda, siis Eesti rahvuslik eripära, et ikkagi püütakse säästa. Teie erakond on suutnud selle kõvasti peale suruda inimestele ja veerand miljonit inimest on teisest sambast lahkunud. See jutt, et kuidagi siis see süsteem, kuidas oli, et riik peaks sinna, ühesõnaga te konstrueerite suvalisi seoseid. Need inimesed, kes on pensionis või süsteemis lahkunud, on endale saanud pensionisüsteemi sotsiaalmaksu selgelt, et neil ei saa, ja nad selle raha välja võtsid, ei saa uuesti seda pensioni maksu ehk sotsiaalmaksu riigi poolt tagasi saada. Et see on siuke, kuidas öelda, sotsiaalmaksu pesu, mida te suure siis debati tingimustes suutsite nii palju piirata omal ajal teie erakond, et ärge rääkige vahel. Ja aga see oli kõne, see on küsimus. Ongi esitage argumendi kaupa, te olete nüüd Riigikogus, nüüd tuleb õppida niimoodi korralikult küsima, et ma saaks aru, millele ma pean vastama. Te puistasite mingisuguseid numbreid Raul Eametsale. Raul Eamets ei ole minu jaoks vähimgi autoriteet. Ta ei ole vähimatki autoriteet ei tema töökoha, ei tema hoiakute suhtes. Ta on eksinud korduvalt, kommenteerides rahanduse asju korduvalt. Ta on eksinud ka selles, et ta on toetanud seda, justkui pensioniraha ära kulutamine tõstaks iivet. See on täielik uhuu ja ma ei toeta seda. Aga selles seltskonnas on muidugi hullemaid kui tema. Ta ikkagi enamik aega räägib tõsist juttu. Aga teda tõesti pensionisüsteemi puhul allikaks ma soovitan mitte võtta. Uskuge, rahvusvaheliselt on väga palju autoriteete. Maailmapank on siin olnud kese, kes on sellele süsteemile siis juhendanud eri riike. Nüüd on Euroopa Liit tegelikult läinud minemas seda teed, et inimesi liidetakse automaatselt kogumispensionidega, kui rahvas vananeb. Rahvas vananeb ja seal ei ole teistsugust retsepti kui koguda ja investeerida. Teie aeg. Nii see asi käib. Aitäh. Aitäh. Sellega lõpetan tänase 7. küsimuse käsitlemise. Liigume edasi. Tänane 8. küsimus on välisminister Margus Tsahknale. Küsib Riigikogu liige Mart Helme ja teemaks on professionaalne välispoliitika. Mart Helme, palun. Aitäh. No ma tahaks selle Kasahstani teema juurde tulla. Ja nagu ma olen öelnud, küsimus on meie välispoliitika professionaalsuses. Avalikkusele on ikkagi ja minul isiklikult ka mõnevõrra selgusetuks jäänud, mis siis ikkagi täpselt toimus. On toimunud siin mingisugused süüdistamised, president on mingisuguse imeliku postituse teinud ja teie, lugupeetud välisminister, olete öelnud, et Eestil on ainult üks välispoliitika. No üks välispoliitika võib olla, aga see üks välispoliitika ei pea olema loll välispoliitika, see võib ka niimoodi öelda. Ja igal juhul selle ühe välispoliitika taga ei saa olla olukorda, kus diplomaadid ei saa rääkida ausalt eelarvamusteta, missugune on nende nägemus asukohamaal toimuvast, missugune on selle mõju konkreetselt, kui keegi tuleb visiidile, selle visiidi tulemustele ja kõik muu seesugune. Mul on endal olnud au omal ajal president Lennart Meriga käia välisvisiitidel ja Meri oli alati väga huvitatud diplomaatide eelarvamusteta vabast arvamusavaldusest selles suhtes, mida nad arvavad, mis on need sõlmpunktid, mida tuleb vältida, mis on need sõlmpunktid, mida tuleb rõhutada. Aga Meri tegi alati nii, nagu tema lõppkokkuvõttes tahtis. Ja kui oli väga keeruline olukord, siis lahendas ta selle lihtsalt teatud nii-öelda charm offensive'iga ehk sarmirünnakuga.
jättes teravad teemad sisuliselt puudutamata. Aga no Meri, nagu me teame, oli ka välispoliitikas professionaal. Praegu ei saa aru, nagu palli lükatakse kolmnurgas, president lükkab välisministeeriumi peale, välisministeerium lükkab suursaadiku peale, suursaadik on vait. Minu küsimus on praegu ikkagi selline, et kas te ei arva, et selle skandaali laiali laotamine on Eesti välispoliitika tõsiselt võetavusele tõsiselt kahjuks tulnud? Ja kas te ei arva, et niisugune laiali laotamine lõppkokkuvõttes suukorvistab diplomaate ja mõjub ka sedapidi meie professionaalsele välispoliitikale halvasti? Aitäh! Aitäh, hea küsija! Väga oluline teema, mille te tõstatasite, ja tõepoolest Eestil on üks välispoliitika. See välispoliitika on kinnitatud siin Riigikogu saalis. Seda viib ellu Eesti Vabariigi valitsus, seda viib ellu Eesti Vabariigi president, kõik esindajad, ka siin Riigikogu liikmed viivad ellu ju Eesti välispoliitilisi eesmärke. Muidugi Riigikogu liikmed on oma sõnakasutuses vabamad. Ma saan aru teie isiklikku muret, mis puudutab suursaadikute tagasikutsumisi. Te olete ise selle üle elanud ja senimaani pole selge, mille pärast seesama president Lennart Meri teid otsustas 1999. aastal Moskvast tagasi kutsuda. Selle ümber on väga palju erinevaid kuulujutte, on need rahalised väärkasutused, on need poliitilised erimeelsused. See on senimaani segane ja ausalt öeldes täna te kannate väga suurt poliitilist vastutust Riigikogu liikmena. Teie enda erakonna liige 2022. aastal veebruarikuus, kui Venemaa alustas täiemõõdulist agressiooni Ukraina vastu, ütles välja selgelt, et teda ei huvita, kas siin Pika Hermanni tornis ripub sinimustvalge lipp või mingi muu lipp. Ma ei tea, kas teie tagasikutsumine ja kõik see hilisem, mida EKRE ellu viib, on kuidagi seotud. Mina ei ole teie küsimusi seganud, härra Poolamets. See jõuabki selleni välja, et Eestil ongi üks selge välispoliitika, mille keskmeks on Eesti riigi püsimine, suveräänsus, Eesti rahvuslike huvide säilimine, nende seismine. Ja täna, kui Venemaa on agressiivne riik meie naabruskonnas, siis meie keskmes ongi sellele agressioonile vastuseismine. See on meie tuumpoliitika. Ja ma veel kord kordan siin üle väga selgelt, et mitte ühelgi suursaadikul ei ole õigus hakata kahtlustama või muutma neid poliitilisi eesmärke, mida me oleme kokku leppinud selle jaoks, et Eesti riik ja rahvas püsiks vabana. Nüüd, mis puudutab presidendi väljaütlemisi, siis neid küsimusi tuleb esitada Eesti Vabariigi presidendile. Tema on Eesti Vabariigi riigipea. Aga mina vastutan välisministrina selle välispoliitika elluviimise eest, mille me oleme siin saalis kokku leppinud, mille me oleme kokku leppinud Eesti rahvaga. Meil on väga laiapindne toetus just nimelt seetõttu, et me väga hoolime, et siin Pika Hermanni tornis lehviks veel aastasadu sinimustvalge lipp, mitte mingi muu lipp. Nii et väga selge sõnaline välispoliitika, mille tuumaks on Venemaa agressiooni vastu seismine, Ukraina toetamine, meie suveräänsuse, vabaduse ja territoriaalse terviklikkuse seismine. See ongi see üks välispoliitika. Aitäh! Aitäh! Mart Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. Aitäh! No ma lükkan ümber need valeväited. Esiteks, mind ei kutsutud Moskvast tagasi. Ma tulin Moskvast tagasi seoses sellega, et minu ametiaeg lõppes. Minu ametiaega isegi pikendati natukene ja töötasin pärast seda välisministeeriumis peaaegu aasta asekantslerina. Nii et need väited on valed. Ma lükkan ümber ka selle, et ma olen justkui öelnud, et mul on ükskõik, missugune lipp lehvib Pika Hermanni tornis. Mul on tunne, et teil on ükskõik. Teie võiks seal väga edukalt lehvida vikerkaare lipp. Kõik oleks korras. Siis oleks nagu me oleksime Euroopas. Ongi vikerkaare lipp, mis see tühjasest Eesti trikoloorist. See on ajale jalgu jäänud asi. Et see on nüüd niisugune faktiväidete ümberlükkamine. Tulles professionaalse välispoliitika juurde, siis teie jutt praegu on täiesti ebaprofessionaalne. See on puhtalt mustvalge ideoloogilise stambi otsaette virutamine kõikidele, kes julgevad kahelda teie kompetentsuses, aga teie kompetentsus ei ilmne mitte milleski.
Et tulles selle juurde, ma ikkagi juhiks tähelepanu sellele, et diplomaatia ei ole mustvalge ideoloogiline protsess, vaid on väga mitmekihiline. Ja kui me räägime praegu Kasahstani visiidist, siis selle rünnaku ja skandaali laiali laotamine sisuliselt nullib ära praegu ka 120-liikmelise äridelegatsiooni läbirääkimiste tulemuse. Juba on meie süvariigikene tulnud välja, et ei, need ikka ei saa tulla ja sealt kaudu hakkab Venemaale minema ja nii edasi. Tegelikult ju kontrollimata, kas hakkab minema Venemaale või ei hakka minema Venemaale. Et see on jällegi selline mustvalge stambiga virutamine ja see on ebaprofessionaalne. Ja muidugi me võime öelda, et meie süvariigi ponnistuste tulemusena ongi meil selliste isiksuste asemel nagu Lennart Meri mingisugused mehikesed, kellel ei ole oma arvamust ja oma julgust oma arvamust väljendada, saanud sellistele kõrgetele ametipostidele, kus nad praegu on. Ja see on tragöödia, see on suur tragöödia. Nii et minu küsimus on ikkagi selles, mida te teete selleks, et mitte suukorvistada diplomaate, et diplomaadid julgeksid rääkida oma tööst avameelselt ja seda kaudu aidata kaasa tulemuslikule diplomaatiale poliitikute tasandil. Aitäh. Härra minister, palun. Aitäh, hea küsija. Mina ja ükski teine Eesti välisminister ei ole suukorvistanud meie diplomaate. Meie diplomaadid on väga professionaalsed ja ka Kasahstani suursaadik kutsuti minu suunisel Tallinnasse konsultatsioonidele ja just nimelt tema ise otsustas, et selle segaduse keskel oleks targem tal endal sellest ametikohalt taanduda. Vastupidiselt teile, lihtsalt kui te hakkasite faktist rääkima, võtsin lahti Riigi Teataja, mis on täiesti ametlik dokument, mida me kõik respekteerime. Ja siin on ilusasti kirjas 30. aprillil 1999, number 580, kutsun tagasi Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Venemaa Föderatsioonis Mart Helme. Ja sinna on alla kirjutanud president Lennart Meri. Nii et juba sellega te vassite, rääkimata sellest, et mida te seal Moskvas siis tegite, miks te üldse tagasi kutsuti. Jaap Ora suhtes ärme räägime Jaap Orast. Nüüd see, mis puudutab Eesti Vabariigi välispoliitikat, siis ma loodan, et EKRE ei saa kunagi võimule ja veel vähem hakkab kujundama Eesti välispoliitikut just nimelt nendel väga pragmaatilistel kaalutlustel, mida te siin saalis olete mitte ainult täna, vaid korduvalt välja öelnud, kuidas me peaksime hoiduma Venemaaga halvades suheteks, peaksime otsima lepitust, tegema koostööd, olema pragmaatilised. Ma arvan, et kui te seda liini Eestile peale suruksite ja te saaksite tegelikult selle mandaadi, siis kahjuks me näeme päriselt agressiooni Eesti vastu tulemas. Just nimelt sellised poliitilised seisukohad, selline õõnestamine on see, mis meid tegelikult nõrgestab. Nii et hea Riigikogu, ka teised liikmed ja head Eesti inimesed, palun ikkagi saage aru, et see ei ole mingi naljateema siin. Tegu on väga tõsise teema, kus Venemaa viib läbi täiemõõdulist sõda ja agressiooni Euroopas, kus juba Euroopa territooriumil viiakse läbi konkreetseid hübriidaktsioone ja me kuuleme siin saalis pragmaatilist välispoliitikat, hakkame paremini läbi saama, otsime sõprust. Ma arvan, see on totaalselt vale tee. Aitäh. Aitäh ja lisaküsimuse esitab Anti Poolamets, palun. Nojah, teie tegevusel on valija hinnangu andnud. Igas normaalses riigis selline partei astuks valitsusest välja või teid visataks valitsusest välja. Partei, kelle toetus on kukkunud nulli lähedane, seda hullemini praalib, seda rumalat juttu räägib, seda nahaalsem ollakse. Häbi peaks olema. Teile on andnud hinnangu kõrgem võim ehk valija. Kas te saate sellest aru? Siia ma vastust ei oota, sest ei saa sellest aru. Aga jah, lipu juurde tulles, et häbiväärne on see, kuidas te mingisuguseid äärmusradikaalse vasakpoolseid lippe lehvitate, topite neid Eesti saatkondadele, sunnite saadikuid marssima alandavatele oma paraadidel. Samamoodi häbi peaks olema vaju maa alla lihtsalt. Ja see nimekiri on väga pikk, millega te olete hakkama saanud ja selle tõttu kõrgem võim on teile hinnangu andnud peaaegu nulliga juba.
Nii et see pilt on masendav ja kohtlik, sellepärast et te tõesti oma rumalusega juba kahjustate välispoliitikat väga laialt. Ja tulete oma tarkusi jagama sellest, et suursaadikute rotatsioon on teie arvates midagi hirmsat. See näitab ju ka, et teil ei ole lihtsalt midagi öelda. Me tahame sisu teada. Te lihtsalt kolmveerand aega praalite sellel ametipostil, sellel väärikal kohal, kus peaks olema väärikas inimene ja väärikas vastus. Ei, meil on juba 0,5% partei praalimine seal. Nüüd läheme siis asja juurde, põhilise asja juurde. Ehk USA poliitika rõhutab oma uues julgeolekustrateegias vaba sõna olulisust ja liitlassuhteid ja vaba sõna suhet. Aga teie oma erakonnaga tõite lauale jälle vihakõne seaduse. Et kuidas see kokku läheb? Seletage mulle meie USA suhete puhul. Aitäh, hea küsija. Ausalt öeldes proovisin väga süveneda sellesse väga pikka monoloogi ja tabada sealt mingit küsimust või mingit iva. Ja see jutt oli väga-väga segane, aga ma siiski proovin vastata. Mis puudutab lippusid, siis meie, nii Eesti 200, kui ma olen täiesti veendunud kogu valitsus, ja ma arvan ka peaaegu enamus sellest poolest saalist on väga tõsiselt pühendunud sellele, et Pika Hermanni tornis lehviks sinimustvalge lipp. Ja see ei ole lihtsalt mingi lipp, see on see, mis näitab, et Eesti riik on vaba, et Eesti rahvas on vaba. Ja meie ei ole kordagi isegi sellist mõtet heietanud, et meil on ükstapuha, mis värvi lipp. Seal on vastupidiselt teie enda juhtpoliitikule Varro Vooglaiule, kes siin samas saalis istub tavaliselt, täna teda siin ei ole, ja kelle te koos tegelikult seda ideoloogilist võitlust peate. Ka see sama välispoliitika, mis on väga tõsine asi, aitäh, et te meelde tuletasite, ei ole mingi naljamäng. Ja sellepärast ma võtan väga tõsiselt seda, ma vastan küsimusele, palun rahunege. Võtke üks klaas vett, ma võin anda teile natukesid, tulge võtke, härra Poolamets, tulge võtte klaas vett. Kas härra minister lõpetame oma vastuse, palun? Et selline ideoloogiline suund, mida teie ja teie erakond ajab, on lihtsalt see, mis ajab Eesti riigi hukatusse ja mis reaalselt õõnestab meie iseseisvust, meie vabadust, mis lõikab läbi meie sidemed liitlastega ja mis veelgi hullem, et kutsute üles ju koostööle. Te kutsute üles ju koostööle. Aga nii ei tohi teha, härra Poolamets ja EKRE päriselt ka. Et need on tõsised asjad. Aitäh. Lõpetan sellega meie 8. küsimuse käsitlemise. Läheme edasi 9. küsimuse juurde ja see on haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele peaministri ülesannetes. Esitab Riigikogu liige Tõnis Lukas. Head kolleegid, ma ei saa sisse juhatada Tõnis Lukas sellisel moel. Et esitab Riigikogu liige Tõnis Lukas ja teemaks on kutsehariduse tulevik. Tõnis Lukas, palun. Aitäh, austatud juhataja, lugupeetud minister. Kutseharidusreform on paljutahuline. Sellest, kui reformist räägitakse palju, iseenesest on sellel niisugused osad, millest igal ühel on oma loogika. 4-aastased õppekavad, siis muutused tulenevalt sellest, et meil on edaspidi 18-aastast koolikohustus, siis kutsehariduse senine vajakrahastamine tuleb üle vaadata, nimelt ka teie nõuandjana tegutsenud Jaak Aaviksoo arvutuste põhjal on välja toonud, et kui on mõni valdkond Eestis, mis on hariduses alarahastatud, siis on see olnud kutseharidus. Ja kogu selle nii-öelda reformi nime all on tegevused, meil on olnud siin Riigikogus ka debatt, me oleme näinud, et vähemalt 30%, kui kohustusi saavad koolid juurde, tuleks ka rahastamist tõsta. Nüüd olete te rahastamismudeli välja töötanud, mis näeb ette tegelikult kohustust õpetajal 1295 kontakttundi aastas, aga rahastamine või ütleme siis koormuse arvestus, temal nädala koormus ja sellele planeeritud raha näeb ette, et ühe ametikoha eest võiks tegelikult anda 840 kontakttundi.
See tähendab, et täiendava koormuse jaoks tuleb leida täiendavad õpetajad ja see vahe tuleb koolil endal kinni maksta. Lisaks sellele on tugipersonali rahastamist, see vajadust ei kata see diferentseerimise osa, mis te koolidele nüüd juurde annate. Ma küsin, kas rahastamismudel, mille te olete juba alla saatnud koolidele, jääb jõusse niimoodi elukaugena või viite teda praktikaga ikkagi kooskõlla? Aitäh küsimuse eest. Ma ei ole mitte kuidagi nõus selle väitega, et rahastamismudel on elukauge. Rahastamismudel suunab neid kutsekoole toimetama lähtuvalt kutsehariduse reformi eesmärkidest. Ehk siis senise väga suure mahuka täiskasvanu õppe, väga mahuka rahastamise asemel rahastusmudel keskendub põhikooli lõpetajate koolitamisele. Et rahastusmudeli peamine eesmärk on ikkagi reformi eesmärke täita ja õiglasemalt rahastada seda tegevust, mida me reformidega kutsehariduse puhul tegelikult ju eesmärgiks oleme seadnud. Nüüd küll aga olen ma nõus sellega, et tänane rahasumma, mida selle rahastusmudeli valemi alusel laiali jagatakse, see rahasumma on täna liiga väike. Ehk siis, et probleem ei ole mitte valemis, vaid probleem on tegelikult selles rahasummas. Eriti väike on seal osa, mis puudutab tulemusrahastust, ehk siis tulemusrahastuse osa moodustab 2%. Ideaalis peaks ta ikkagi moodustama hoopis tegelikult 10% kutsekoolide rahastusest. Ja 26. ja 27. aastal kutseharidusse lisavahendeid suunatakse. Me oleme eestikeelsele õppele ülemineku eesmärkide täitmiseks kutseharidusele täiendavalt rahalisi vahendeid suunanud seetõttu, et kutseharidusele langeb suurem vastutus eestikeelse õppe korraldamise eest. Seda on ilmselt täna siis ka Hendrik Aguri sõnavõttude järgi nagu näha olnud, et läbi ettevalmistava õppe ja täiendava eesti keele õppe on kutsekoolidel aina suurenev vastutus ka eesti keele õppe pakkumisel. Nii et 26. aastal suureneb kutsehariduse rahastus 5,7 miljonit, 27. aastal 8 miljonit. Aga 28. ja 29. aasta jaoks on vaja täiendavaid rahalisi vahendeid, kokku 9 miljonit ja 12 miljonit, selleks, et me tegelikult saaksime õiglaselt rahastada kutseharidust ja kutsehariduse üldhariduse osa võrdväärselt sellega, kuidas me rahastame tegelikult üldhariduse gümnaasiumi osa. Nii et ma ei ole nõus sellega, mis ütleb, et mudel ise on vale. Mudelis on 2 elementi, mille üle tõenäoliselt kutsekoolidega see suurem vaidlus on. Üks on seesama tulemusrahastuse osakaal ja teine on muu personali kulu protsendimäär. Täna on ta seal ette nähtud 20%, ilmselt õiglasem oleks ta kõrgem protsent, aga see 20% täna tuleneb puhtalt sellest, et üldiseid rahalisi vahendeid riigieelarves ei ole piisavalt selleks, et me saaksime selle tõsta 30% peale. Aitäh! Ja Tõnis Lukas, teil on täpsustav küsimus, palun. Jah, proua minister, aga kohustusi koolidele antakse ja seoses õppimiskohustuse ja tõstmisega on kutsekoolidel täiendav koormus ja seda lisapersonali on neile vaja. Muidu nad ei saa oma ülesanded täita. Nüüd 350 eurot õppija kohta arvestuslikult on kahtlemata vähe ja mitmetel erialadel ta ei täida reaalseid kulusid või ei kata reaalseid kulusid. Mis puudutab järgmistesse aastasse planeeritud rahastamist, siis tõepoolest õpetajate palgatõusuga seoses on need rahad siin arvestatud, kaasa arvatud diferentseerimiskomponendi loomine selleks, et seda erinevust üldhariduskoolidega saaksid kutsekoolid ka katta, aga muude ülesannete täitmise, mis tulevad kas või uute õppekavade rakendamisega, nii edasi, sest 4-aastased õppekavad toovad kokkuvõttes kulusid rohkem, neid ei saa teha ainult gümnaasiumijärgse õppe või siis täiskasvanud õppe vähendamise pealt, sest täiskasvanud õppija paljudes valdkondades oma rahaga ka ei tule, koolidel jääb see võimalik sissetulek ainult teoreetiliseks. Ma küsin siis õppekavade puhul, mida te räägite, 4-aastased õppekavad, reform näeb ette, et riiklik õppekava mingis valdkonnas on all ja siis koolid sellest lähtuvalt teevad oma õppekavad. Või mitte ainult reform, vaid üldine kord. Samas riiklikke õppekavasid veel ei ole.
Eelmisel aastal tulid need 4-aastased õppekavad riiklikud 4. aprillil, aga tegelikult veebruari lõpuga koolid peavad esitama juba oma õppekavad. Millele nad tugineda saavad, kui riiklikke õppekavasid ei ole, riik on oma töö aegsasti eelmisel aastal jättis tegemata, kas sel aastal on sama oht? Täpsustan siiski täiendavaid rahastamisi, et see väide, et õppimiskohustusega seoses koolidele raha juurde ei anda, ei vasta tõele. Õpetaja karjäärimudeli ja diferentseerimisfondi rakendamiseks antakse järgmisel kalendriaastal 3,7 miljonit raha juurde. Õppimiskohustuse täitmise kohustusteks ehk siis valdavalt ettevalmistava õppe pakkumiseks antakse 1,5 miljonit ja ka õppimiskohustuse pikendamiseks ehk siis see 4-aastaste kutsehariduse õppekavade kallinemisega peale antakse 500 000. 2026. aastal ei tule veel täiendavat õppeaastat 4-aastastel õppekavadel, nii et see 500 000 on tegelikult uute õppekavade rakendamiseks ellu viidud, nii et täiendav rahastus on selleks olemas. Mis puudutab 4-aastaseid õppekavasid, täna on olemas 12 õppekava, riiklikku õppekava, et me ei saa öelda, et riiklikke õppekavasid ei ole, riiklikud õppekavad on olemas. 19 täiendavat riiklikku õppekava on täna ministeeriumi laual, need saavad loodetavasti kas selle aasta lõpus või järgmise aasta jaanuari alguses kohe kinnitatud. Suur tänu, meil on aega täpselt 1 küsimuseks ja Lea Danilsoni järg, teil on lisaküsimus, palun. Ja, aitäh, hea juhataja ja lugupeetud minister, et ma küsiks veel kutsehariduse kohta, mis tegelikult on ju äärmiselt oluline teema, arvestades ka Eesti majandust. Et me ju näeme väga suurt võimalust selles, et kutseõpe oleks hästi kvaliteetne, et sinna rohkem lapsed tahaksid minna õppima ja et ta oleks ka kooskõlas rohkem tööturu vajadustega. Et kuidas te olete plaaninud nagu seda kutseõppe ja tööturu vajaduste paremat kokkuviimist, et milliseid samme siin on planeeritud? Ja aitäh selle küsimuse eest, need sammud on juba astutud. Ehk siis, et 25. aasta vastuvõtust alates tellib riik, kuna riiklik tellimus kutseõppes jätkuvalt kehtib, ehk siis riik esitab õppekohtade tellimuse, siis me oleme tellimuse esitanud lähtuvalt OSKA raportitest, et kui senimaani käis kutsehariduses tellimus lähtuvalt sellest, palju eelmise 3 aasta peale populaarsust õppekaval oli, mida populaarsem õppekava, seda rohkem õppekohti juurde sai, mille tulemusena said õppekohti juurde õppekavad, mis täiskasvanud õppijate seas nii-öelda hobikorras olid huvitavad, aga mis reaalselt tööturul rakendust ei leidnud. 25. aastast alates selle aasta 1. septembrist on tellimuse lähtealuseks OSKA raportid, mille tõttu me oleme vähendanud tellimust osadel õppekavadel, mis näiteks on väga tugevasti mõjutanud Hiiumaa ametikooli ja oleme suurendanud tellimust teistel õppekavadel. Valdavalt on need seotud näiteks puidutööpingi mehaanikutega, metallitöömehaanikutega, logistikutega, keevitajatega, sotsiaalhoolekande töötajatega. Nendes valdkondades oleme õppemahtu kasvatanud ja tellinud rohkem õppekohti ja järgmise 3 aasta jooksul peaks liikuma koolitustellimus praktiliselt 1:1 OSKA raportis 10-aastase perspektiiviga ette näidatud tööturu vajadustest lähtuvalt. Aitäh! Suur tänu, siinkohal paneme tänasele infotunnile punkti ja ma tänan kõiki Vabariigi Valitsuse liikmeid ja häid kolleege aktiivse osaluse eest. Tänases infotunnis me jätkame täpselt kell 2 algava Riigikogu täiskogu istungiga.